Venemaa jaoks läks aasta 2026 just halvast hullemaks. See pidi olema aasta, mil Donbass langeb. Ukraina oleks sunnitud alustama rahuläbirääkimisi, kus Putinil oleks kõik trumbid käes ja natuke õnne korral USA oleks endiselt veendunud, et Ukraina kokkuvarisemine on vältimatu. Kiievile avaldatakse veelgi rohkem survet. Putin saaks kõik, mida ta tahtis. Kui suure vahe võivad 7 kuud teha? Aasta pole üldse läinud nii, nagu Putin plaanis. Ja kui sa arvasid, et 2026 on Venemaa jaoks juba halb, siis USA tegi selle nüüd veel palju hullemaks. See üks asi, mida Venemaa kartis, et USA võiks teha, on nüüd tehtud. Ja Putini jaoks teeb olukorra veelgi hullemaks see, et me võime näha uut ajajärku USA ja Ukraina suhetes. Vaid mõned tunnid pärast senaator Lindsey Grahami matuseid USA senat viis läbi ajaloolise hääletuse eelnõu üle, mis kannab Grahami nime. Grahami poolt juba kuid tagasi esitatud ja edendatud eelnõu annaks USA presidendile Donald Trumpile õiguse kehtestada suuri tariife igale riigile, kes ostab Venemaalt naftat või muid energiatooted. Eelnõu võeti vastu häältega 86 poolt ja 12 vastu. Selle hääletusega on senaator Grahami eelnõu astunud esimese ja võib-olla kõige olulisema sammu reaalsuseks saamise suunas. See on Grahami pärand. Aastaid on ta olnud üks Ukraina kõige vankumatumaid kaitseid senatis, korduvalt kutsudes Trumpi üles rohkem tegutsema, sest ta mõistis, kui palju kahju põhjustab Ukrainale see, et Venemaal lubatakse oma varilaevastikuga teenida miljardeid dollareid naftatuludest. Nüüd, vähem kui kuu pärast tema traagilist surma aordi rebenemise tõttu 71-aastaselt. Grahami eelnõu on samm lähemal seaduseks saamisele ja see tähendab, et Venemaa jaoks on kohutav aasta muutunud lihtsalt halvast lausa hingemurdvaks. Oota, mida me räägime? Putinil ei ole hinge. Enne kui me süveneme sellesse, mida see eelnõu teeb ja miks see oluline on siin üks oluline märkus. Me mainisime, et senatist läbimine on esimene samm. Edasi tuleb veel samme. Euromaidan Press ütleb, et see esialgne hääletus oli mõneti sümboolne. Senat lahkub Washingtonist 7. augustil ja ei naase sinna terve kuu jooksul. Senatis tuleb pidada veel mitu hääletust, enne kui eelnõu ametlikult vastu võetakse. Ja eelnõu peab läbima ka esindajate koja, mis ise on ära kuni 31. augustini. Esindajate koda on juba vastu võtnud sarnase eelnõu sellele, mis just senatis esimesest etapist läbi läks. See on nii hea kui halb uudis. Hea külg on see, et see näitab, et esindajate kojas on selge soov Venemaad karistada. Aga halb külg on see, et võib tekkida viivitusi, kuna 2 erinevat eelnõu versiooni tuleb ühendada üheks. Seega tollimaksud ei jõustu kohe, kuid praeguses olukorras tunduvad need praktiliselt vältimatud. Politico teatel on Grahami eelnõul juba 62 kaasalgatajat ning laialdaselt oodatakse, et see võetakse vastu eesootaval ülemkoja hääletusel. Seejärel viiakse eelnõu esindajate kotta, kus tundub tõenäoline, et mingisugune selle versioon võetakse vastu. Asja muudab veidi segasemaks see, et tundub olevat ka segadust selle üle, kui suures ulatuses lubab eelnõu Trumpil Venemaa suhtes tariife kehtestada. Oma aruandes eelnõu esialgsest hääletusest ütleb Euromaidan Press, et Trump saab kehtestada kuni 500% suuruseid tariife. See viitab sellele, et eelnõu võeti vastu algsel kujul, mille koostasid Graham ja demokraadist senaator Richard Blumenthal. The Guardian pakub veel mõned üksikasjad. Väljaanne tsiteerib Vermonti demokraati Peter Welchi, kes ütleb, esiteks annab see täitevvõimule õiguse kehtestada kuni 100% tollimaksud 5 suurimale Vene nafta ja gaasi ostjale. Teiseks annab see täitevvõimule õiguse kehtestada 100% tollimaksud 5 suurimale riigile, kes aitavad kaasa Vene naftale kehtestatud sanktsioonide vältimisele. Seega ei mõjuta see ainult ostjaid, vaid ka vahendajaid. See kõik on veidi segane, kuid numbrite segaduse selgitab. 28. juuli United 1924 meediaraport, mis ütleb, et nii 500% kui ka 100% on õiged arvud. Kuidas? Grahami eelnõu lubab Trumpil kehtestada kõigile Venemaa imporditavatele kaupadele Ameerika Ühendriikidesse 500% baastariifi. 100% tariifiga 5 suurima Venemaa naftaostja vastu, keda Welch mainib. Nii et see on kahekordse ähvardusega eelnõu. Venemaa peab maksma palju rohkem kõigi toodete eest, mida ta saadab USA-sse, mis on mõnevõrra sümboolne meede, arvestades, et USA import Venemaalt ulatus 2025 aastal vaid 3,8 miljardi dollarini. Siiski on 500% tollimaks Putini jaoks hoop, kui ta püüab normaliseerida kaubandussuhteid USA-ga. 100% liissi tollimakse rakendatakse riikidele, kes ostavad Vene naftat. Ja sellega on Putin saanud sellise tugeva hoobi, et isegi tema peab nüüd mõistma, et USA ei ole Venemaa poolel. See on kõige tugevam Ukraina toetuse näitamine senatis, mida oleme näinud alates Trumpi presidendiks saamisest. Ja see tugineb USA ja Ukraina suhete soojenemisele pärast tormilisi 19 kuud. Nii et meil on põhitõed olemas. Eelnõu on vastu võetud. See on oluline verstapost tohutu toetusega ja see võimaldab Trumpil kehtestada tariife. Aga kuidas Grahami eelnõu tegelikkuses toimima hakkab, eeldades, et see ületab viimased takistused, mis selle teel seisavad?
Esiteks, see eelnõu ei puuduta Venemaa otsest sanktsioneerimist. Võiks öelda, et USA'l ei ole vaja seda teha. Alates sellest, kui Putin alustas oma sissetungi, on USA koos Euroopa Liidu, Kanada, Ühendkuningriigi ja teiste riikidega on kehtestanud Venemaa vastu 23 960 sanktsiooni. USA on sanktsioonide arvu poolest esikohal, olles heaks kiitnud kõige rohkem sanktsioone. Alates sõja algusest on kehtestatud 6441 sanktsiooni ja koos enne täiemahulist sissetungi kehtestatutega kokku 7392 sanktsiooni. See uus seaduseelnõu on hoopis nende karistamiseks, kes on võimaldanud Putinil oma sõjamasina töös hoida, ostes mitme miljardi dollari eest Vene naftat ja gaasi. Sisuliselt on see, mida me siin näeme, teised sanktsioonid. Sellist tüüpi sanktsioone kasutades saab USA karistada Venemaad kaudselt, kehtestades tariife riikidele, kes teevad Venemaaga otseselt äri. Mõte on sundida Venemaa naftaostjaid tegema raske valik. Kas nad jätkavad Venemaa nafta ostmist, teades, et see muudab nende kaubandussuhted USA-ga äärmiselt keeruliseks? Või alluvad nad USA survele ja lõpetavad Venemaa nafta ostmise, mis tähendab, et nad kulutavad naftale rohkem, kuid säilitavad USA-ga paremad kaubandussuhted. Kõigi 5 mõjutatud riigi puhul sõltub valik sellest, kuidas nad kulude ja kasu vahekorda hindavad. Kas nad teenivad USA-ga kaubeldes rohkem, kui nad säästavad Vene naftat ostes? Kui vastus on jah, siis Grahami eelnõu on äärmiselt tõhus. Räägime nüüd rahast. Lõppude lõpuks on see, millest eelnõu tegelikult räägib. Ameerika Ühendriigid tahavad mängida suuremat rolli naftaraha-voolu katkestamisel Venemaale, mis omakorda on peamine majanduslik päästerõngas, mis võimaldab Putinil pidada oma sõda Ukraina vastu. Venemaa usub, et teenib 2026 aastal naftalt palju raha. Kreml on prognoosinud 113,7 miljardit dollarit tulu nafta ja gaasi müügist, millest suur osa on Venemaa poolt määratud Putini hullumeelse kaitsekulutuse rahastamiseks. Kas see prognoos on täpne või mitte, polegi oluline. USA eesmärk on muuta see üle 100 miljardi vaid mõneks miljardiks, mis tuleb Venemaa väiksematelt klientidelt. Ameerika teeb seda, kehtestades kuni 100% tollimaksud 5 suurimale ostjale. Energia- ja puhta õhu uurimiskeskuse andmetel on need 5 suurimat ostjat praegu Hiina, India, Türgi, Euroopa Liit ja Myanmar, kui räägime ainult toornaftast. Kui Grahami eelnõusse kaasatakse ka naftasaadused, nagu kütus, siis võiksid mängu tulla ka Brasiilia, Singapur ja Saudi Araabia. Tekib probleem. Mitmed neist riikidest on USA, Ukraina või mõlema liitlased. Türgi on samuti NATO liige. Saudi Araabial on aktiivsed kaitselepingud USA ja Ukrainaga ning Euroopa Liidu liikmed on enamasti Ukraina toetajad ja Ameerika liitlased. Kui USA teeb seda, mida see eelnõu lubab, siis Ameerika hakkab karistama mõningaid oma liitlasi. Siiski tasub märkida, et Euroopa Liit vähendab oma Vene nafta importi. See eelnõu on tegelikult suunatud 2 suurele ostjale, Hiinale ja Indiale. Kokku moodustasid need 2 riiki juunis 86% Venemaa toornafta müügist. Eeldades, et Grahami eelnõu võetakse vastu, seisavad mõlemad nüüd silmitsi selle raske valikuga, mida mainisime. USA panustab sellele, et see valik ei kujune liiga raskeks. India kaupade import USA-sse ulatus 2025 aastal 103,8 miljardi dollarini. Teatab USA kaubandusesindaja. Hiina imporditulu oli veelgi suurem. 2025 aastal 308,4 miljardit dollarit. Võite märgata, et Venemaa nafta- ja gaasitulu prognoosid kogu aastaks jäävad tunduvalt alla sellele, mida Hiina teenib USA-sse eksportimisest. Ja on vaid 10 miljardit dollarit suurem kui see, mida India teenib. Teisisõnu, kui võrrelda odava nafta säästu ja kallist kaubandust USA-ga, siis jääb viimane mõlema puhul alati peale. Vähemalt sellele panustab USA oma uue eelnõuga. Ukraina loodab nüüd, et see panus tasub end ära. Putin on paanikas. Venemaa on just pandud kaitsepositsioonile käiguga, mis tõenäoliselt üllatas isegi paljusid Ukrainas. 2026 aasta kujuneb Venemaa jaoks hullemaks kui paistis ja see oli juba niigi üsna halb. Aga mis Putinit tõeliselt muretsema paneb, on see, et ta näeb selles eelnõus uut ajajärku USA ja Ukraina suhetes. Grahami eelnõu vastuvõtmine ei tulnud tühja koha pealt. See on lihtsalt viimane märk sellest, et Ukraina ja USA teevad üha enam koostööd, et Venemaad alistada. Aga enne kui sügavamale läheme, see on sõjasaade. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused. Oled tagasi meiega? Väga hea. Vaatame Ameerika Ühendriike ja Ukrainat. Grahami eelnõu vastuvõtmine toimus umbes samal ajal, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõitis Valgesse Majja kohtuma Donald Trumpiga. Fotol, kus mõlemad juhid kohtumise ajal naeratavad, näeme, et nende vaheline õhkkond on hoopis teistsugune kui aasta tagasi. Need näeratused mõjuvad nagu noad Putini südamesse, samuti ka Zelenski järgnevad avaldused pärast kohtumist. President ja mina arutasime Patriot tõrjerakettide tootmislitsentse ning mitmeid teisi ideid, mis võiksid aidata. Rääkisime ka diplomaatia teema. On oluline, et diplomaatiline protsess taaselustataks, ütles Zelenski X-is.
Patriot tõrjerakettide mainimine tuleb pärast seda, kui Trump kiitis heaks Patriot tehnoloogia litsentsimise Ukrainale. See võimaldab Ukrainal ise toota võib-olla kõige olulisemat relva oma arsenalis. Patriotide tuutmine Ukrainas liigub tõepoolest edasi. Kyiv Post teatab, et Zelenski kohtus oma visiidi ajal Lockheed Martini esindajatega. See on üks ettevõtetest, mis on seotud Patriot rakettide tootmisega. Zelenski on samuti teatanud, et teine tootja, Raytheon, on avaldanud huvi Patriot rakettide ühistootmise vastu, mis seob Ukraina veelgi tihedamalt USA kaitsetööstusega. Ja pärast Zelenski visiiti USA'sse on just teatatud, et Ameerika erisaadik Steve Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner on nõustunud esimest korda Ukrainat külastama. Tõenäoliselt selleks, et arutada, mida on vaja rahuläbirääkimiste järgmiste sammude jaoks teha. See pole kindlasti see, mida Putin näha tahaks. USA ja Ukraina peaksid justkui teineteise vastu vaenulikud olema. Nad olidki seda pikka aega, sest Putini jaga ja valitse strateegia näis toimivat. Peaaegu kohe pärast seda, kui Trump ametisse astus, on tema suhe Zelenskiga olnud keeruline. 2025 aasta veebruaris toimus nüüdseks kurikuulus ja katastroofiline Zelenski visiit Valgesse Majja. Tema suhe Trumpiga praktiliselt lagunes. Veidi hiljem peatasid USA sõjalise abi ja luureinfo jagamise Ukrainaga, kuigi need taastati suhteliselt kiiresti. Sellest ajast peale oleme nende kahe juhiga olnud kui Ameerika mägedel. Erinevatel aegadel on Trump nimetanud Zelenskit diktaaporiks ja ta on julgustanud Ukrainat loovutama Venemaale olulist territooriumi. Trump on samuti pidanud kohtumisi nii isiklikul kui ka telefoni teel Putiniga. Kõik need on olnud Ukraina kahjuks. Aga aastal 2026 toimus pööre. Juunis nimetas Trump Zelenskid julgeks. Hiljem avaldas Trump imetlust Ukraina kaugmaa strateegia üle. Ja nüüd näeme, et olulised eelnõud võetakse vastu. Patrioti litsentsid on kokku lepitud, Patrioti litsentsid on antud ja diplomaatilised sidemed on tugevamad kui kunagi varem. Naeratused ütlevad kõik. USA toetab Ukrainat nüüd kindlamalt kui kunagi varem pärast Trumpi presidendiks saamist. Tundub, et see on nii, sest Trumpi administratsioon usub nüüd tõepoolest, et Ukraina võib oma sõja Venemaa vastu võita. Putini poolt kaua aega ehitatud kaardimaja on just kokku varisenud. Nüüd ei jää Venemaa juhil muud üle, kui vaadata ja loota. Eelnõu, mis võib Venemaa peamise tuluallika halvata, on senatis esimese sammu läbinud. Tundub kindel, et see läbib ka järgmised sammud. Ja olgem ausad, Trumpil meeldib tariife kehtestada. Trumpil on selleks seaduslik õigustus ning ta saab samal ajal Hiina ja India vastu punkte koguda, mis ainult suurendab Putini muret. Selle eelnõuga saab Trump kõigi suhtes mõjuvõimu. Ja kui eeldada, et 2026 aastal saab Grahami eelnõust seadus, siis tähendab see, et see aasta on olnud just see, mida Putin uue aasta saabudes kunagi ei oodanud. Täielik kaos. Kaotuste osas on Venemaa kevad- ja suverünnak olnud katastroofiline. Venemaa kaotas aasta esimese 5 kuu jooksul iga kuu 30 000 kuni 34 000 inimest. Juuni püstitas rekordi. Kui Venemaa pealetung kokku varises, kaotasid Putini väed veel 39 490 sõdurit, mis on tunduvalt rohkem kui vabatahtlikke, keda Venemaa iga kuu värbab. Kaotused muutuvad nii suureks, et Putin on sunnitud mobilisatsiooni poole liikuma. Võimalik, et kuni 500 000 reservisti mobiliseerimine pöörab tema sõjast väsinud rahva peaaegu kindlasti tema vastu. On põhjus, miks Putin tahab oodata selle sammuga kuni pärast eelseisvaid riigiduuma valimisi. Mobilisatsioon saab olema kõige ebapopulaarsem asi, mida ta on oma riigile teinud pärast sissetungi alustamist. Kõik need ohvrid pole ka eriti midagi tähendanud. Venemaa edenemistempo on naeruväärselt aeglane, jäädes kaugele maha sõja kõigist teistest perioodidest. 3. juulil teatas Al Jazeera, et Venemaal kuluks pelgalt Donetski piirkonna vallutamiseks vapustavad 14 aastat veel, eeldades, et nende väed säilitavad oma haletsusväärse juunikuu edenemistempo, mis oli vaid 1,03 ruutkilomeetrit päevas. Numbrid näevad aasta-aastalt vaadates veelgi hullemad välja. Sõjauuringute instituudi andmetel saavutas Venemaa ajavahemikus detsember 2025 kuni mai 2026 netoterritoriaalset kasvu vaid 40,64 ruutkilomeetrit. See on vaid 7,87% sellest. 515,84 ruutkilomeetrist, mille Venemaa vallutas samal perioodil eelmisel aastal. Ukraina on nende näitajate kujunemises mänginud tohutut rolli. Veebruaris alustas ta omaenda vasturünnakute seeriat, mis viis lõpuks enam kui 600 ruutkilomeetri vabastamiseni. Nii et Venemaa sõdurid surevad rekordarvudes ja neil pole selle eest midagi ette näidata. Nagu me ütlesime, halb aasta. Ja mida lähemalt sa vaatad, seda hullemaks asi läheb. Krimm on isoleeritud geniaalse keskmaa rünnakute kampaaniaga okupeeritud aladel ning varilaevastikulaevade ründamisega Mustal merel ja Aasovi merel. Putini kontroll selle poolsaare üle on sümbol, mida ta kasutab Venemaa kujutamiseks Ukraina üle domineerivana. Haare lõdveneb. Krimm on nüüd vabastamisele lähemal kui kunagi varem ja Ukraina pole isegi pidanud vastuinvasiooni alustama.
See poolsaar kogeb samuti kütusekriisi Ukraina rünnakute tagajärjel. Ja see probleem laienes peaaegu kogu Venemaale. Bensiinijaamad suletakse. Avatud jaamades on järjekorrad kilomeetrite pikkused. Ukraina on teinud meistritasemel tööd Venemaa naftarafineerimistehaste vastu kaugmaa rünnakute korraldamisel. Nii et Venemaa kütusetoodang on langenud 40% võrra. Ja Kreml on olnud sunnitud kehtestama ekspordipiiranguid, et kaitsta sisemaiseid varusid. Ja kui rääkida kaugmaa rünnakutest, siis Ukraina mitmekesistab oma sihtmärke rohkem kui kunagi varem. Lisaks sõjalistele objektidele ja naftatöötlemistehastele ründab Ukraina ka Wildberriesi ladusid, mis on Venemaa suurim veebikaubanduse platvorm. Teadaolevalt on sellel platvormil olnud müügil sõjaväevarustust, droone ja kahesuguse kasutusega komponente, mida Vene sõdurid võivad kasutada. Need rünnakud on Vladimir Putini paljastanud ning ta ei suuda midagi teha, et kaitsta neid objekte, mida Ukraina pidevalt tabab. Ja Venemaa rahvas teab seda. Ja nüüd kõigele sellele lisaks on veel Grahami eelnõu, viimane nael kirstus, mille Ukraina on Venemaale ehitanud. Putin muutub üha meeleheitlikumaks, kuna on selgem kui kunagi varem, et kõik tema katsed nõrgendada Ukraina toetamist nii USA kui ka laiemalt lääne poolt on läbi kukkunud. Kõik, mida ta suudab teha, on esitada haledaid väiteid, et Ukraina kukub kokku. 26. juulil kõneldes raevutses Putin. Ma olen kindel muide, et varem või hiljem kaotab Ukraina need läänepoolsed alad. Ja see, mis kunagi kuulus Poolale, Ungarile, Rumeeniale, läheb varem või hiljem, võib-olla mitte homme, mitte ülehomme, vaid aasta või 2, 10 või 15 aasta pärast, aga kõik langeb ajalooliselt oma kohale tagasi. Need on reaalsust tunnistamast keelduva mehe sonimised. Venemaa ei saa tugevaks. Putini enda sõda on muutnud Venemaa täna nõrgemaks kui pool kümnendit tagasi. Putinil ei ole enam ülekaalu. Ta on kaotanud kogu mõju, mis tal USA üle oli. Ukraina integreeritakse rohkem kui kunagi varem lääne kaitsemehhanismidesse ning veelgi suurem rahaline surve on tulemas, kui Grahami eelnõu läbib järgmise hääletuse senatis ja esindajate kojas. Putin tunneb tugevat survet ja tema ainus vastus on suutäis valetada kõikvõimsa ja kõike vallutava Venemaa kohta. Sinu pseudoajalugu ei päästa sind nüüd, Putin. Kõik, mida sa kartsid, et USA teeb, on nüüd juhtumas ja Ukraina on just astunud hiiglasliku sammu sinu sissetungi igaveseks lõpetamise suunas. Viimase 3 sõja-aasta jooksul on Ukraina sõja suurimaks muutuseks olnud tagasihoidlik FPV-droon. Ukraina muutis $500 4 Grootori üheks kõige kardetumaks relvaks rindel ja iga suurem sõjavägi maailmas on viimased 2 aastat püüdnud sellele järele jõuda. Kuid Ameerika Ühendriigid ei vaata enam lihtsalt kõrvalt. Selle asemel on nad hakanud seda aktiivselt üle võtma. See hõlmab taktikaid, doktriini, tootmisstrateegiaid ja mõnel juhul ka tegelikke droonifirmasid ning inimesi, kes selle sõjapidamisviisi Donbassi kaevikutes välja töötasid. Aga kui me läheme natuke sügavamale, Ameerika Ühendriigid ei kopeeri lihtsalt Ukraina kodutööd, vaid võtavad Ukraina geniaalse idee ja arendavad selle põhjal midagi veel paremat. Alustame siis sellest, kust see kõik alguse sai, sest me ei saa süveneda sellesse, mida USA praegu teeb, ilma et mõistaksime, mida Ukraina oli sunnitud esimesena leiutama. Kui Venemaa aastal 2022 üle piiri tungis, Ukrainal ei olnud suurtükiväevarusid, õhujõude ega soomusüksusi, et Venemaaga sümmeetriliselt võidelda. Ukrainal oli meeleheitlik, detsentraliseeritud ja ülimalt loov tsiviiltehnoloogia kultuur ning kiire vajadus panna Vene sõdurid kartma liikuda. Lahenduseks olid FPV-droonid ehk esimese isiku vaatega droonid, mida harrastajad kasutasid lõbu pärast tagaaia takistusradadel võidusõitmiseks või pulmafotode tegemiseks. Kui kinnitad lõhkepea 4 Grootoriga drooni külge ja paned sõduri mõne kilomeetri kaugusel kaevikus videoprille kandma, on sul äkitselt täppisjuhitav laskemoon, mis maksab vähem kui enamik teisi olemasolevaid relvi. Ja see relv suudab leida ja võib-olla isegi hävitada tanki läbi metsariba. Ja sõjamajandus, kus droonid domineerivad, mõjutab otseselt arutelusid Pentagoni sees. 2025 aasta aprilliks viitasid mõned hinnangud, et droonid on põhjustanud 80% Venemaa kaotustest. Mõnes rindelõigus ulatub see näitaja isegi 90%-ni. See tähendab, et 90 sõiduki kaotusest on otseselt droonide tõttu. Kaasaegsel lahinguväljal pole praktiliselt enam kuhugi peitu pugeda. Iga tee, iga metsariba, iga kogunemiskoht on jälgitud millegi väikese, odava ja relvastatuga. Loomulikult ei ole Ukraina ainus riik, kellel on pidev droonide varu, kuna Venemaa on kohanenud ja mõnel juhul teinud droonisõjas märkimisväärseid edusamme. Vene FPV ja kamikaze tüüpi droonid on hävitanud lääne tanke, eriti Leopard 2A6 mudeleid, mis on otseselt võrreldav Ameerika M1 Abramsiga. Sõja esimesel aastal omistati Ukraina tankide, näiteks Leopardite kaotused peamiselt droonisõjale. See viitab sellele, et kumbki pool polnud tegelikult immuunne selle suhtes, et osa nende kõige tugevamatest struktuuridest või relvadest hävitatakse odavate ja kergesti asendatavate droonidega.
Kuid Ukraina ei piirdunud droonide garaažis improviseerimisega. Selle idee ümber ehitati terve tööstuslik ja bürokraatlik ökosüsteem ning võib väita, et see ökosüsteem on olulisemgi eksport kui droonid ise. Ukraina digitaalse transformatsiooni ministeerium haldab platvormi nimega Brave One, mis on sisuliselt digitaalne turg, kus rindekomandöörid saavad sirvida sadu droonimudeleid ja tellida varustust samamoodi nagu Amazonist, kusjuures tarne võib toimuda juba nädala jooksul. Ukraina drooniüksused dokumenteerivad oma lööke kaameraga ja teenivad punkte sõltuvalt sellest, kui väärtuslikku varustust nad hävitavad ning saavad need punktid samal turul vahetada veelgi arenenumate droonide vastu. Kahjustatud seadmed saavad esmaremondi rindejoone töökodades tundidega, selle asemel, et oodata nädalaid nagu traditsioonilises sõjaväevarustusahelas. Siis tuli löök, mis pani kogu maailma Ukraina drooniprogrammi tõsiselt võtma kui strateegilist relva, mitte lihtsalt lahinguvälja tüütust. 2025 aasta juunis Ukraina smugeldas sügavale Venemaa territooriumile hulga odavaid FPV-droone, peidetuna tsiviilveokonteinerite katustesse, seejärel käivitati need kaugjuhtimisega 5 Vene lennubaasi vastu operatsioonis Ämblikuvõrk. Ukraina ametnike sõnul kasutati rünnakus kuni 117 drooni ja tabati 41 lennukit, sealhulgas 2 TU-95 ja 2 TU-22 strateegilist pommitajat, mõned Venemaa kõige kallimad ja raskemini asendatavad sõjalised varad. Kahju hinnati $7 miljardile. Sõltumata tegelikust kahju ulatusest olid sõnum ja tagajärjed selged. Odavad droonid võivad nüüd ohustada strateegilisi objekte tuhandete kilomeetrite kaugusel rindest, ilma et ükski mehitatud lennuk ületaks piiri. Venemaa oli sunnitud kiiresti kasutusele võtma teistsuguse strateegia, et kaitsta oma kaugeid baase, paigaldades mõnel juhul lennukitele katteid, et muuta need satelliidipiltidel vähem nähtavaks. Ja see ei jäänud Ukraina ja Venemaa konfliktiks, sest need taktikad levisid ka teise suuremasse samal ajal toimuvasse konflikti. The Guardian teatas 2026 aasta mais, et Hezbollah on Liibanonis kasutusele võtnud fiiberoptilised FPV-droonid, kohandades selgelt Ukrainas välja töötatud tehnikaid, et mööda hiilida Iisraeli elektroonilisest sõjapidamisest, mis on üks kõige keerukamaid segamiskeskkondi planeedil. Kui USA astus veebruari lõpus oma enda konflikti Iraaniga, vastas Teheran droonide rünnakutega kogu piirkonnas ning Ameerika ja liitlasväed tulistasid paljud neist alla. Kuid USA rünnakute tohutu ulatus paljastas, kui keeruline ja kallis on kaitsta end odavate masstoodetud süsteemide vastu, kasutades kalleid ja keerukaid raketitõrjevahendeid. Probleem seisneb selles, et varasemad relvad, mida USA kasutas, olid äärmiselt tõhusad lahinguvalmiduse, operatiivvõimekuse ja jõu projitseerimise mõttes. Aga need ei olnud kulutõhusad. Võtame näiteks USA kõige tuntuma kaugmaadroon. 2026 aasta juuliks USA ametnikud väitsid, et Iraanis toimunud operatsioonide käigus hävitati üle 30 Reaper MQ-9 drooni. Nende droonide ühikuhinnaks hinnati viimati umbes $16 miljonit. Kui neid võrrelda odavate ühekordsete droonidega, jõudude tasakaal kaldub selle relva kasuks, mida saab vaenlase pihta visata, ilma muretsemata, kas sinu investeering on kaitstud. See ongi peamine erinevus selles, kuidas USA ja Ukraina on oma vastavates konfliktides asju ajanud. Aga kuidas USA siis järsku asju muudab? Alustame doktriinist, sest USA armee rebib praegu aastakümnete pikkuse oma enda käsiraamatu tükkideks. Armee staabiülem kindral Randy George ütles 2025 aastal kongressile, et tehnoloogia areneb liiga kiiresti, et jätkata suurte hangete programmidega, mille väljatöötamine võtab aastaid ja mis võivad olla juba kasutusele võtmise hetkeks aegunud. Sõjaminister Pete Hegseth allkirjastas samuti 2025 aasta juulis korralduse, mille kohaselt peab iga jagu olema 2026 aasta lõpuks varustatud mehitamata süsteemidega. Ja ta ei keerutanud sõnu, miks Pentagon on siia jõudmisega aeglane olnud, kirjutades, et droonitehnoloogia on olnud suurim sõjaline läbimurre terve põlvkonna jooksul. Selleks ajaks mõned väiksemad muudatused olid juba rakendamisel. 2025 aasta jaanuaris armee 3. brigaad 10. mägijäägrite diviisi koosseisus kasutas Saksamaal toimunud õppuse ajal 144 eksperimentaalset drooni. Rohkem kui ükski üksus oli kunagi varem õppusele kaasa võtnud. Samuti loodi 3 80 sõdurilist löögikompaniid, mis olid mõeldud tegutsema pataljoonidest eespool. Igaüks neist koosnes luureplatoonist, miinipilduja plahatoonist ja spetsiaalsest drooniplatoonist, mis kasutas luuredroone, uitmoona ja droonitõrjesüsteeme. Üksustele on soovitatud kasutada anduriili Ghost-droone, mis suudavad õhus püsida üle tunni ning PVC-100 luuresüsteeme ja Switchblade 600 uitmoona, mille laeng on sama, mis Javelini tankitõrjeraketil. Samal ajal kasutavad 101. õhudessantiviisi sõdurid droone, mis on ehitatud 3D prinditud osadest ja 10. mägijalaväediviisi sõdurid kannavad oma seljakottides Skydio XX2D süsteeme. Armee lõi ka oma esimese ametliku droonikursuse Fort Ruckeris, mis on nüüd tuntud kui Fort Novosel augustis 2025. Tegemist on 3-nädalase programmiga, mis ühendab 20-25 tundi videomängu stiilis simulaatoril lendamist,
praktilise väljaõppega päris süsteemidel. Õpetatakse ka 3D printimist ja 3D disaini, sest nende seadmete töös hoidmine välitingimustes tähendab vajadust valmistada osi koha peal. Kursuse juhataja, Captain Rachel Martin, nimetas seda pelgalt järelejõudmise katseks, viidates, et USA on selles valdkonnas maailmas maha jäänud ning see on jõuline samm selle vahe vähendamiseks. Samal ajal on armee sekretär Daniel Driscoll soovitanud, et pataljonid peavad muutuma kompaktsemaks ja lõpetama nii kaugel ettepoole liikumise nagu varem. Sest tihedus, mida Ukraina on näidanud, tähendab, et $10 miljoni maksev tank võib olla leitav ja hävitatav millegagi, mis maksab vähem kui kasutatud auto. Merejalavägi viib läbi sama muutuse veelgi kiiremas ja ausalt öeldes tooremas vormis. 24. merejalaväe ekspeditsioonüksus veetis 3 nädalat Camp Lejeune'is, harjutades Neros Archeriga. Archer on 8-tolline helikopter, mis on ehitatud El Segundos, Californias, mis maksab umbes $2000 ja mille on heaks kiitnud Blue UAS, mis tähendab, et sellel pole Hiina komponente, mis domineerivad kaubanduslike droonide turul ning võiksid mõjutada tarneahelat ja potentsiaalselt laiemat konflikti USA ja Hiina vahel isegi läbi vahendajate. Merejalavägi sõlmis ka umbes $17 miljoni suuruse lepingu umbes 8000 Archeri drooni jaoks. Aga see 3-nädalane intensiivlaager näitab ka seda, kui palju peab USA olemasolevate tegijatega võrreldes järele jõudma. Venemaal ja Iraanil on olnud aastaid reaalset lahingukogemust selle oskuse lihvimiseks. Merejalavägi püüab seda õppimiskõverat suruda 3 nädala sisse, sest alternatiiv oleks saata merejalaväelased lahingusse ilma igasuguse vastuseta ohule, mida iga vastane nüüd tavapäraselt kasutab. Nüüd tuleb mängu mahuprobleem, sest merejalaväelaste ja sõdurite väljaõpetamine droonide lennutamiseks ei loe midagi, kui droone pole piisavalt, et neid jagada. Kaitseministeerium seadis eesmärgiks viia 2026 aasta lõpuks välja 10 000 FPV droone. Võrdluseks, Hiina ja Venemaa suudavad toota miljoneid aastas, aga droonide planeeritud arvu ning nende lennutamiseks vajaliku tööjõu ja väljaõppe vahel on suur erinevus. Kui anda merejalaväele homme miljoneid droone, kõik peale mõne tuhande jääksid lihtsalt riiulile seisma, sest pole piisavalt merejalaväelasi, kes oleksid nende lennutamiseks välja õpetatud. Pentagon on sellele kitsaskohale reageerinud, suunates raha mõlema probleemi lahendamiseks korraga. Armee teatas plaanist hankida järgmise 2-3 aasta jooksul vähemalt 1 miljon drooni. Droonide ülekaaluprogramm viis läbi oma esimese hindamisfaasi, mille hüüdnimi oli Gauntlet Fort Benningis veebruaris, eesmärgiga paigutada lahinguüksustesse 2027 aasta lõpuks 340 000 väikest ründedrooni. Ja 2027 eelarveaasta Pentagoni eelarvetaotlus eraldas droonide ja droonitõrjesüsteemide jaoks $75 miljardit, millest $54,6 miljardit läheb kaitseautonoomia töögrupi kaudu. See ei ole enam katseprogramm. See on Pentagon, kes üritab mõne aastaga üles ehitada sellise droonitööstuse baasi, nagu Ukraina ehitas puhtast vajadusest ühe talvega. Ja kuigi raha on oluline, on Ukrainal siiski midagi palju väärtuslikumat. Aga enne kui me sellesse süveneme, veendu, et oled tellinud sõjasaate, et saada värskeimat teavet Ukraina sõja ning ülemaailmsete geopoliitiliste ja sõjaliste arengute kohta. Ukrainal on teavet selle kohta, kuidas droonid täpselt töötavad, milliste süsteemide vastu nad on kõige tõhusamad ja aastaid tegelikke lahinguvälja statistikaid ja kaadreid, mis seda kõike kinnitavad. Seega ütles Hegseth senatile, et ta on isiklikult andnud loa täiendavate Ameerika töötajate viibimiseks Ukrainas just selleks, et uurida droonide lahinguvälja nii ründe kui ka kaitse poolelt. Välisminister Marco Rubio läks Fox Newsi intervjuus veelgi kaugemale, nimetades Ukraina relvajõude Euroopa tugevaimaks ja võimsaimaks armeeks, mis on üles ehitatud uutele taktikatele ja võtetele, mis on kujunenud eksistentsiaalse sõjasurve all. Kui Iraaniga seotud droonirünnakud tabasid Lähis-Ida vastusena USA operatsioonidele, Ukraina pakkus tegelikult välja droonide ja ekspertide meeskonna saatmise, et aidata kaitsta Ameerika baase Jordaanias. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles ka, et ta on juba teinud ettepaneku $50 miljardi suuruseks drooni tootmise lepinguks USA-ga, millele pole veel ametlikku vastust saadud. Nii et tundub, et USA püüab korraga 2 rindel tegutseda, kasutades kodumaist droonitootmist ning kodumaiste ja välismaiste taktikate kombinatsiooni oma nõrkade kohtade tugevdamiseks. Aga üle Atlandi ei liigu ainult taktikad ja personal. Kuigi USA valitsus ei sõlminud Ukraina valitsusega ametlikke droonitootmislepinguid, on Ukraina droonifirmad hakanud Ameerika pinnal tegevust alustama. F-Drones 2023 aastal. Asutatud Ukraina tootja, mis on saanud Ukraina vägede oluliseks tarnijaks, sai seega esimeseks Ukraina ettevõtteks, millele Ukraina valitsus andis loa eksportida sõjalisi droonisüsteeme Ameerika Ühendriikidesse. Oma Ameerika haru Ukrainian Defense Dronesi kaudu ehitab ettevõte oma esimest USA tehast Hollandis, Ohios. Seda investeeringut toetab otseselt Pentagoni leping, mis on sõlmitud Kaitseministeeriumi droonide ülekaaluprogrammi raames esialgse 2000 FPV drooni tellimuse jaoks.
peamine relv siin on F-Dronesi F-10 ründedroon, mis on Ukrainas lahingutes end tõestanud ja mis hiljem saavutas droonide ülekaalu hindamise esimeses etapis 6. koha. Ettevõte toob kohale ka oma F-7 counter-droonitõrjedrooni, mis on loodud odavate Iraani Shahedi kamikaze droonide jälitamiseks ja hävitamiseks. Sama relvapebarerekond, mis hävitas märtsis Saudi Araabias maapinnal Ameerika lennukeid. F-Drones on samuti üks 48 ettevõttest, kes võistlevad droonide ülekaalu programmi teises etapis, kus toodetakse kuni 10 võitjat ning mille tulemusel võib Pentagon osta veel kuni 60 000 drooni. Kuid need arvud on siiski üsna tagasihoidlikud. Ukraina kaitsetööstuskompleks on kasvanud umbes $1 miljardilt enne sissetungi enam kui $50 miljardi praeguseks ning riik plaanib toota ainuüksi 2026 aastal üle 8 miljoni mehitamata süsteemi. Võrreldes umbes 3000 FPV drooniga, mida Ameerika Ühendriigid suutsid toota kogu 2025 aasta jooksul. Nii et CBS Newsi poolt kajastatud USA ja Ukraina kaitsememorandumi eelnõu läheks veelgi kaugemale. See võimaldaks Ukrainal eksportida sõjatehnoloogiat Ameerika Ühendriikidesse ning toota droone ühisettevõtete kaudu koos Ameerika ettevõtetega. See on siis loo impordi pool, doktriin, personal ja nüüd ka tegelikud tootjad. Aga siin on osa, mis toob meid tagasi selle video algusesse, sest Ameerika Ühendriigid ei kopeeri lihtsalt Ukrainat. On konkreetseid valdkondi, kus Ameerika inseneritöö, Ameerika tööstusvõimekus ja Ameerika Ühendrelvade doktriin on juba valmis võtma Ukraina geniaalse idee ning muutma selle oluliselt surmavamaks. Esimene on modulaarne laskemoon, mis on ehitatud olemasolevatest sõjalistest varudest, mitte spetsiaalselt selleks loodud lõhkepeadest. Võtame näiteks Neros Archery programmi, mille ümber merejalavägi on tegutsenud. Iga sõjaline laskemoon vajab tavaliselt Kaitseministeeriumi identifitseerimiskoodi DODIC-t, mis nõuab põhjalikku tehnilist hindamist ja pühendunud tootjad, enne kui sõdurid saavad seda kasutada. See protsess on just selline aastatepikkune bürokraatlik venitamine, mille jaoks Ukrainal pole kunagi olnud aega ja mille kiirendamises on Pentagon ajalooliselt olnud väga kehv. Merejalaväe vastus Archery puhul oli peaaegu piinlikult lihtne. Võtta C4 plastlõhkeaine ja tavaline elektrooniline sütik. Mõlemal neist on juba DOD numbrid ja neid on Ameerika ladudes tonnide kaupa. Paki C4 ümbrisesse, pane sütik tagantpoolt läbi ja keera peale kas jalaväevastane killuketas või vormitud laeng plahvatuslikult moodustatud läbitungija ette, olenevalt sellest, kas sihtmärk on jalavägi või soomus. Kuna laeng ise ei sisalda enne kokkupanekut lõhkeainet, ei vajanud see kunagi oma DODIC numbrit ja merejalaväelased ei pidanud kunagi uuesti õppima, kuidas uut tüüpi lõhkeainet käsitseda, sest nad treenivad pidevalt C4-ga. See üks unus lahendus võimaldas merejalaväel kasutada seda relva, mis oli veel eelmise aasta jaanuaris pärast jõule, vaid kontseptsioon. Juba veidi enam kui aastaga Camp Legeunis reaalselt kasutusele võtta. Kiiremini, kui armeel tihti kulub ühe varurelva hankimiseks, osa järeltellimusest. See on selgelt ameerikalik lahendus, kasutades olemasoleva ülemaailmse logistikaahela sügavust ja standardiseeritust, et hangete kitsaskohast mööda hiilida, selle asemel, et proovida Venemaad ja Hiinat ületada tootmisega üks ühele. Teiseks on see segamiskindel, kasutades teadlikult vanakooli analoog- ja fiiberoptilisi juhtimislülisid. Ukraina elektroonilise sõjapidamise keskkond Venemaa vastu on üks tihedamaid ja keerukamaid maailmas ning mõlemad pooled on õppinud, et digitaalsed juhtimis- ja kaamerasüsteemid, kuigi need on teravamad ja täpsemad, kipuvad nad segamise hetkel kohe rivist välja minema. Archery platvorm kasutab teadlikult analoogkaamerat ja juhtimissüsteemi, mitte digitaalset, mis häirete korral halveneb järk-järgult. Selle asemel, et kohe täielikult rivist välja minna, annab see operaatorile veidi rohkem aega drooni koju lennutamiseks või rünnaku lõpetamiseks isegi vaenulikes elektromagnettingimustes. Tegelikult Ukraina ja Vene väed on samal põhjusel hakanud kasutama fiiberoptilise kaabliga droone, kuna füüsilist juhet ei saa üldse segada. Ameerika üksused katsetavad juba sama fiiberoptilist lahendust fiiberoptiliste Archery variantidega, mis avalikustati 2025 aasta lõpus. Kui selline vastupidavus ühendada Ameerika märksa suuremate investeeringutega elektroonilise sõjapidamise uurimisse ja signaalluuretegevusse, mis on üles ehitatud aastakümnete jooksul palju suurema kaitse- ja teadusarenduse eelarvega, kui Ukrainal või Venemaal kunagi olnud on tõeline valdkond, kus USA saab Ukraina alustatud tööd edasi arendada, mitte lihtsalt seda kopeerida. Kolmas on autonoomne juhtimine, mis on tegelikult tehisintellekti ja täppistehnika eelis, mida Ameerika Ühendriigid on ainulaadne võimalus ära kasutada. Ukraina FPV droonid on valdavalt käsitsi juhitavad, mis tähendab, et nende tõhusust piirab üksiku operaatori oskuste tase, kes jälgib analoog-videopilti. Kuid
F-7 Interceptor, mida F-Drones nüüd Ohios ehitavad, näitab, kuhu see edasi liigub. Ründe lõppfaasis juhib piloot ainult drooni kiirust, samal ajal kui automaatne juhtimine hoolitseb kõige muu eest. Põhimõtteliselt võimaldades odaval lennuplatvormil ise sihtmärgile lennata täpsusega, mis ei sõltu inimese reaktsioonikiirusest ega närvidest tule all. Sellise pardal oleva autonoomia ühendamine Ameerika pooljuhtide tööstusega, selle arvutinägemise uurimiskeskkonnaga ja selle palju suurema tarkvarainseneride talendibaasiga, kui Ukrainal või Venemaal üldse kasutada on. See on valdkond, kus Ameerika Ühendriigid võivad käsitsi juhitavate parvede etapis täielikult üle hüpata. 4. on niinimetatud ühendrelvaliikide dekonflikteerimise põhimõte, mis kõlab ülemäära tehniliselt, kuid on tegelikult üks droonisõja raskemaid probleeme ja valdkond, milles USA sõjavägi on 80 aastat oskusi lihvinud. Tuletoetuse koordineerimiseks Ameerika sõjavägi ei käsitle ühesuunalist ründedrooni põhimõtteliselt erinevana F-18-st, sest mõlemad on surmavad vahendid, mis tuleb eraldada läheduses manööverdavatest omavägedest. Kuid USA-l on juba ulatuslikud meetmed oma teiste õhurünnakuvõimaluste ümber ning sama põhimõte saab kehtida ka droonide puhul. Ja kuna USA on droonide laialdase kasutuselevõtuga olnud aeglasem, tal on tegelikult võimalus integreerida droonide kasutamine ühendrelvaliikide doktriini juba algusest peale, mitte lisada seda hiljem juurde. Ja 5. ning viimane osa on tööstusbaas ise, Ameerika tootmise, pooljuhtide tootmise ja kaitsesektori kapitali tohutu ulatus, millele Ukrainal polnud kunagi ligipääsu. Ukraina ehitas $50 miljardi suuruse droonitööstuse üles nullist. Sõjaaegse surve all. See on erakordne saavutus igas mõttes. Ameerika Ühendriigid püüavad kasutada selle tööstuse taga olevaid samu tehnoloogilisi ja innovaatilisi aluseid ning tuua need otse oma kodumaisesse sõjatööstuskompleksi. Pea meeles, Pentagoni eelarve mehitamata õhuvahendite jaoks 2027 aastaks on $75 miljardit, mis on 50 korda suurem kui kogu Ukraina tööstus. Kui see tööstusvõimekus tõesti rakendatakse sellises ulatuses, nagu eelarve number viitab, Ameerika Ühendriikidel on võimalus lõpuks Ukrainast märkimisväärselt rohkem toota. Ukrainal on kiirusprobleem. Nende kiiresti arenev droonide tõrjevägi on osutunud uskumatult tõhusaks Venemaa aeglasemalt liikuvate Shahedi droonide vastu. Kahjuks need samad tõrjedroonid pole lihtsalt piisavalt kiired, et toime tulla kiiremate ohtudega, nagu reaktiivmootoriga Javelin Force või KH-101 tiibraketid. Kuid see võib peagi muutuda, sest Ukraina ja Saksamaa on nüüd avastanud geniaalse viisi, kuidas oma tõrjedroone kiirendada ja hävitada isegi kõige kiiremad Vene droonid. Tutvuga Apex Record Hunteriga. See on eksperimentaalne Hakutoitel droon, mille on loonud Saksamaa ettevõte Quantum Systems, mille peakontor asub Bayeris, kuid millel on kontorid üle kogu maailma. Ja see on üks juhtivaid spetsialiste väikeste mehitamata õhusõidukite ehk droonide arendamisel, projekteerimisel ja tootmisel. Soovides UAV-tehnoloogia piire nihutada, Quantum Systemsi Nextinseneride meeskond lõi Apex Record Hunteri ühe eesmärgiga – purustada Hakutoitel õhusõiduki maailma kiirusrekord. Rekord püstitati kiirusega 657,59 kilomeetrit tunnis, 409 miili tunnis. Lõuna-Aafrika vendade Luki ja Mike Belli poolt, kasutades nende Peregrine V4 drooni 2025 aasta detsembris. Kuid 26. juunil 2026 Quantum Systemsi Apex Record Hunter läks märkimisväärselt kiiremini. Ta jõudis tippkiiruseni 699 kilomeetrit tunnis ehk 434 miili tunnis, sirgel ja horisontaalsel lennul. Kuna test viidi läbi ettevõtte siseselt ilma Guinessi rekordiraamatu meeskonna esindajateta, kes oleksid kiirust jälginud ja kinnitanud, ei ole Quantum Systems ametlikult rekordit veel purustanud. Siiski näib ettevõtte olevat kindel, et suudab seda teha ning valmistub juba ametlikuks sertifitseerimiseks. Veelgi enam, nende insenerid usuvad kindlalt, et nende looming suudab veelgi kiiremini liikuda. Vanem prototüüpimise insener Robert Gardemin ütles meediale, et tema meeskond on rekordipüüdjaga juba üle aasta töötanud, kuid ei plaani niipea lõpetada. 699 kilomeetrit tunnis on uskumatu saavutus, kuid see on alles algus. Me tuleme väga varsti tagasi, et veelgi kiiremini sõita ja see ametlikuks teha. Aga miks see on oluline Ukraina jaoks? Lõppude lõpuks ei ole Apex Record Hunter sõjaline droon. See on lihtne eksperimentaalne toode, ainulaadne mehitamata õhusõiduk, mis on loodud võimalikult kiiresti lendama, mitte vaenlase sihtmärkidele pomme viskama.
Noh, et mõista selle loo tähtsust Ukraina vaatenurgast, tuleb vaadata pealkirjadest kaugemale. Asi ei ole Record Hunteris endas ega täpses kiiruses, mida see suutis saavutada. Asi on selles tehnoloogias, mis selle taga on. Asi on selles, et inseneride meeskond on suutnud teha midagi, mis kunagi tundus võimatu, muutes suhteliselt lihtsa ja kompaktse elektrilise drooni peaaegu sama kiireks kui tiibrakett. Ja lugu ei lõpe sellega. Ukraina jaoks on see alles algus, sest siin on veel üks oluline fakt Quantum Systemsi kohta. See teeb Ukrainaga äärmiselt tihedat koostööd. Tegelikult sellel on oma Ukraina tütarettevõte WeDrones, mis juba uurib võimalusi, kuidas integreerida sama tüüpi tehnoloogiat, mida nähti Apex Record Hunteril omaenda sõjalistesse droonidesse. Sealhulgas olemasolevad mudelid nagu Strela püüdur ning need, mis on alles arendamisel või on hiljuti välja lastud. Näiteks Jäger, mis kasutab kombineeritud elektri- ja raketiajamit, et jõuda 4000 meetri kõrgusele vaid 30 sekundiga. WeDrones kavatseb samuti lähinädalatel ja kuudel korraldada omaenda rekordikatseid, püüdes muuta oma droonid senisest veelgi kiiremaks. Ka teised droonitootjad üle kogu Ukraina töötavad sama eesmärgi nimel. Ja et mõista, miks see nii on, peame vaatama üht suurimat probleemi, millega Kiievi väed täna silmitsi seisavad. Kuigi Venemaa on viimasel ajal tõsiselt kannatada saanud, olles pidanud taluma arvukaid laastavaid lööke nii okupeeritud aladel kui ka oma enda territooriumil, sealhulgas rünnakuid naftarafineerimistehaste ja sõjaliste varustusliinide vastu, jätkab ta vasturünnakuid omaenda õhulöökidega Ukraina sihtmärkide pihta. Nii päeval kui öösel jätkab Kreml massiivsete drooniparvede ja raketisalvode saatmist üle piiri Ukraina linnade ja asulate suunas. Need rünnakud ei ole tegelikult aeglustunud ega oluliselt vähenenud. Tegelikult võib öelda, et Venemaa muudab oma rünnakud veelgi intensiivsemaks, kasutades arenenumaid droone ja suuremas koguses ülikiireid rakette. Nagu kinnitas Ukraina õhujõudude kommunikatsioonidirektoraadi juht Yuri Ihnat juulis antud intervjuus United Newsile. Ma ei ütleks, et neid oleks vähem. Nad keskenduvad tõepoolest nüüd rohkem ballistilistele rakettidele, sest nad mõistavad, millised probleemid meil on Ukrainale rakettide hankimisega. Kuid nad ründavad igal ööl ja nüüd ka päevasel ajal. Kui vaenlane seab endale sellise eesmärgi, võivad droonid rünnata ööpäevaringselt. Nüüd leidis Sõjauuringute Instituudi 2. juuli raport samuti, et Venemaa näib keskenduvat kiirematele õhuvahenditele, nagu reaktiivmootoriga droonid. Vene väed võivad olla muutnud ka tootmismustreid, näiteks püüdes hajutada Shahed-tüüpi droonide tootmist või keskendudes prioriteetsetele droonivariantidele, mida võib olla keerulisem toota, näiteks reaktiivmootoriga droonidele. See on tõenäoliselt otsene vastus sellele, et Ukraina on välja arendanud nii tõhusa tõrjedroonide laevastiku, sellised mudelid nagu Skyfall, B1, Sun ja Wild Hornet. Sting 2 suudavad õhus otsida ja hävitada Shahed-tüüpi droone enne, kui need jõuavad oma sihtmärkidele lähedale. Mõistes, et paljud tema tavapärased droonid ei ole enam nii tõhusad, näib Venemaa olevat oma lähenemist muutnud. Ja kahjuks Ukraina jaoks see töötab. Reaktiivmootoriga droonid, nagu Jaren 4, liiguvad tavaliselt kiirusega 300–400 km tunnis, ehk 186–248 miili tunnis. Kuid vajadusel võivad tänu oma turboreaktiivmootoritele kiirendada kuni 500 km tunnis, ehk 311 miilini tunnis. See on lihtsalt liiga kiire, et paljud Ukraina püüdurid suudaksid sellega toime tulla. Näiteks Sting 2 ja B1 Sun saavutavad maksimaalseks kiiruseks umbes 300 km tunnis, ehk 186 miili tunnis. Venemaa raketid liiguvad samuti suurte kiirustega, alustades umbes 750 km tunnis, ehk 460 miilis tunnis. Selliste mudelite puhul nagu H101 ja H55. Ukraina olemasoleval püüdurite laevastikul on peaaegu olematu võimalus sellist tüüpi relvi peatada ja probleemid sellega ei lõpe. Kahjuks. Kiievi vägedel on samuti väga piiratud arv kiireid püüdurrakette, mida neil on vaja Venemaa kõige kiiremate ohtude tõrjumiseks, näiteks USA's toodetud PSC-3 raketid, mida kasutatakse Patriot patareides. Andmed näitavad, et umbes 620 neist rakettidest toodeti 2025 aastal. Ja need ei ole mõeldud ainult Ukrainale, vaid kogu maailmale ning mitmed riigid on järjekorras, et neid osta. Riigid nagu Saksamaa, Jaapan ja Poola. Ka Ameerika Ühendriigid ise soovivad hoida korralikku PAC-3 rakettide varu omaenda vajaduste ja operatsioonide jaoks. Ja riikidel ei kulu sugugi kaua aega, et need varud ära kasutada. Tõepoolest, Iraani sõja ajal 2026 aasta alguses üle 800 Patrioti kasutati Lähis-Ida riikide kaitsmiseks Iraani rünnakute eest vaid mõne päevaga. Ukraina seisab silmitsi veelgi suurema ohu ja palju intensiivsemate rünnakutega iga päev ja öö. Lihtsalt ei ole maailmas piisavalt Patrioti rakette, et aidata Ukrainal end kaitsta. See ei ole liialdus, vaid fakt.
kaitseanalüüsi ettevõtte Defense Expressi põhjaliku analüüsi kohaselt, isegi kui Ameerika Ühendriigid saadaksid kõik oma toodetud PAC-3 raketid otse Ukrainasse, ei oleks sellest ikkagi piisavalt. Siin on põhjus. Ukraina enda luureandmete kohaselt toodab Venemaa umbes 60 Iskander-M ballistilist raketi, 40 ballistilist raketi oma S-300 ja S-400 süsteemidele, 10 Kinjali ballistilist raketi ning kuni 3 Zirconi hüperhelikiirusega raketi iga kuu. See tähendab 113 sihtmärki, mis vajavad Patriot-klassi tõrjerakette. Praegune PAC-3 tootmismaht on umbes 60 ühikut kuus. Sellest lihtsalt ei piisa. Venemaa suurendab ka oma reaktiivdroonide tootmist, plaanides toota umbes 500 Yaren 4 drooni iga kuu. Ja Ukraina vajab kas Patriote või muid tipptasemel tõrjerakette, kui ta tahab neid edukalt peatada. Ja asi pole ainult selles, et need raketid on suhteliselt haruldased, vaid ka kallid. PAC-3 raketid maksavad mitu miljonit dollarit tükk. Ka teised tõrjeraketid maksavad sageli $1 miljon või rohkem. Arvestades nende hinda ja nappust, Ukraina ei saa endale lubada, et raiskab oma tõrjerakette või kasutab neid madala prioriteediga väikese väärtusega sihtmärkide vastu. Ta peab leidma odavamaid alternatiive, kuid tal on olnud raskusi nende leidmisega ja ta on hakanud nende raskuste eest hinda maksma. Näiteks 7. juulil Venemaa tulistas Ukraina pihta massiivse söises rünnakus. 23 Iskander-M ballistilist raketti ning 6 ülikiiret Zirconi ja Onyxi raketti. Ukraina ei suutnud neist ühtegi alla tulistada. Ja see polnud üksikjuhtum. See on osa murettekitavast suundumusest, kus Kiievi väed on raskustes Moskva õhurünnakutega toime tulemisel. Apex Record Hunteri tehnoloogial on jõud seda suundumust peatada ja aidata Ukrainal taas õigele rajale saada. Aga enne kui selgitame, kuidas see töötab, vaatate te sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg. Pealtnäha tundub, et Ukrainal kuhjuvad probleemid. Venemaa ohud muutuvad üha kiiremaks ja neid on raskem tõrjuda. Ukraina peab toime tulema üha intensiivsemate rünnakutega, mis võivad põhjustada suuri inimkaotusi ja ulatuslikku hävingut. Samal ajal on kõikide oluliste tõrjerelvade varud ohtlikult madalad. Kuid kõiki neid probleeme saab suuresti lahendada ühe asjaga – kiiremate tõrjerelvadega. Ukraina on juba näidanud, kui mõjusad võivad olla tõrjedroonid. Neid on suhteliselt odav toota, lihtne kasutusele võtta ja need on õige sihtmärgi vastu märkimisväärselt tõhusad. Näiteks 2026 aasta märtsis tulistasid Ukraina tõrjedroonid alla üle 33 000 vaenlase drooni, mis tõestas, kui väärtuslikuks ja oluliseks nad riigikaitsetegevuses olid muutunud. Kuid selleks, et jääda väärtuslikuks ja mõjusaks, peavad nad jääma ka asjakohaseks. Need olid äärmiselt asjakohased ajal, mil Venemaa kasutas nii palju oma Shahed 136 tüüpi droone, mis suudavad saavutada maksimaalseks kiiruseks umbes 185 kilomeetrit tunnis ehk 115 miili tunnis. Lennates peaaegu 2 korda kiiremini, Ukraina peamised tõrjedroonid suutsid hõlpsasti õhku tõusta ja juba liikvel olevatele Shahedidele järele jõuda, kusjuures piloodid või pardal olevad tehisintellekti süsteemid suutsid sihtmärkidele keskenduda ja need halastamatu tõhususega hävitada. Kuid kuna Venemaa liigub kiiremate vahendite nagu Yaren 4 poole, muutuvad Ukraina tõrjedroonid vähem asjakohaseks. Nad ei suuda sellistele sihtmärkidele järele jõuda ja peavad selle asemel nende lennutrajektoore ette aimama ning võtma sisse ideaalsed positsioonid, et nendega otse kokku põrgata, kui nad tahavad neid kinni püüda. See on palju raskem, mistõttu suudavad paljud Yaren 4-d hõlpsasti mööda pääseda sellistest nagu B1 Suns. Aga kujutage ette, kui Ukraina droonid suudaksid liikuda sama kiiresti kui Apex Record Hunter. Lähenemiskiirus 700 kilomeetrit tunnis ehk 435 miili tunnis. Äkitselt muutub kogu võrrand Kiievi kasuks. Reaktiivmootoriga droonide allatulistamine muutuks peaaegu sama lihtsaks kui tavaliste Shahidide hävitamine, sest püüdurid suudaksid neile järele jõuda, manööverdada nende ümber ja liikuda rünnakule just õige nurga alt, et peaaegu garanteerida edukas hävitamine. Ja eelised sellega ei piirdu, arvestades, et mõned Vene tiibraketid liiguvad kiirusega 700–900 kilomeetrit tunnis, pole sugugi võimatu väita, et kiired püüdurid suudaksid ka nendele ohtudele vastu seista. Eriti kui tehnoloogiat saab veelgi edasi arendada, nagu Quantum Systemsi insenerid usuvad. Püüdurid ei peaks tingimata lendama neist rakettidest oluliselt kiiremini, et neid kinni püüda. Kuna need on droonidest palju suuremad, on neid radaritel lihtne märgata. Ukraina võiks tugineda oma radarikatvusele, et raketid varakult avastada ja seejärel droonid neist ette saata, valmis ja ootamas, et oma sihtmärkidega kokku põrgata. Väljakutseks muutuks siis pigem positsioneerimine, mitte kiirus. Ja kui Ukraina suudaks selle lahendada, võiks ta jõuda olukorrani, kus mitme miljoni dollari väärtuses tiibrakette hävitatakse usaldusväärselt droonidega, mille valmistamine maksab vaid mõni $1000.
Kui seda kontseptsiooni veelgi edasi arendada ja tehnoloogia piisavalt paraneb, Ukrainal võiks lõpuks olla isegi sellised püüdurdroonid, mis on piisavalt kiired ja manööverdamisvõimelised, et hävitada ka kõige kiiremad vaenlase vahendid, hävituslennukid. Venemaa parimad hävitajad ületavad kergesti helikiiruse, kusjuures Su-57 suudab saavutada tippkiiruseks Mach 2 umbes 1320 miili tunnis ehk 2135 kilomeetrit tunnis. See on palju kiirem kui Apex Record Hunter, mis lihtsalt ei oleks piisavalt kiire, et reaktiivlennukile, mis juba liigub üle helikiirusel, järele jõuda või teda jälitada. Kuid pole võimatu ette kujutada olukorda, kus Ukraina võiks ette valmistada väikeseid varitsusparvi püüdureid piirkondadesse, kuhu reaktiivlennukid suunduvad, tuginedes positsioneerimisele ja geomeetriale, et neid edukalt tabada. See ei juhtu tõenäoliselt niipea praeguse tehnoloogiaga, kuid see on võimalik pikaajaline eelis. Kui aga mõelda lühema perspektiivi peale, on lihtne näha, kuidas kvantsüsteemide tehnoloogiad võivad jätkuvalt kujundada Ukraina kaitsedoktriini tulevikus. Kiiev on juba selgelt öelnud, et nende fookus peab olema taskukohasusel. Neil ei ole piisavalt vahendeid ega ressursse, et toota rakette samas tempos kui Venemaa, ning nad ei taha raisata kalleid vahendeid selleks, et hävitada suhteliselt odavaid droone. Ukraina mõistab, et raha on selles sõjas ilmselt kõige olulisem ressurss ning teab, et ainus viis võita on jätkata kulutõhusat lähenemist, mis on võimaldanud neil nii kaua vastu pidada. Samal ajal tehes kõik endast oleneva, et muuta konflikt Kremlile võimalikult kulukaks. Seetõttu on Ukraina alati püüdnud leida kõige odavamaid viise vaenlase laskemoona tõrjumiseks, näiteks kasutades $1000 tõrjedroone 25 000 Shahidide hävitamiseks. Record Hunteri tehnoloogia võib olla võti selle strateegia järgmisele tasemele viimiseks. See võimaldaks Ukrainal mitte ainult tõrjuda Venemaa odavamaid ja aeglasemaid droone, vaid ka nende arenenumaid reaktiivmootoriga mudeleid, sundides Kremlit taaskord otsast alustama, kuna nad raiskavad jätkuvalt tohutuid summasid rünnakutele, mis ei too soovitud tulemusi. Ja iga edukas vaheltvõtmine Ukraina jaoks ei tähenda ainult seda, et Venemaa vara on raisku läinud. See tähendab palju enamat. See tähendab, et elud on päästetud, hooned on jäänud varemeteks muutumata ning olulised infrastruktuuri osad, mis oleksid võinud hävida, jäävad hoopis alles ning peavad veel ühe päeva vastu. Iga vaheltvõtmine odava drooniga tähendab ka seda, et Ukrainal ei tulnud kasutada kallist raketti ja aja jooksul need eelised kõik kuhjuvad. Mida rohkem Ukraina saab kasutada oma vaheltvõtjate armeed, seda rohkem rakette suudab ta varusse jätta, et tulla toime suurimate ja surmavaimate ohtudega, nagu ballistilised raketid ja hävituslennukid. See võib aja jooksul anda Kiievi vägedele veidi hingamisruumi, kuna nad suudavad pikendada oma olemasolevate raketivarude eluiga ja tõhusust ning võita aega, kuni järgmine partii PAC-3-sid, Nasamse või Iris-T-sid liitlastelt kohale jõuab. Venemaal jääb samal ajal taas järjest kulukam probleem lahendada. Nad kulutavad juba praegu rohkem oma õhurünnakutele, liikudes üha enam reaktiivlennukite, droonide ja rakettide kasutamisele. Ja nad loodavad, et need kallid pommitamised on piisavalt suured ja hävitavad, et küllastada Ukraina õhutõrjet, hävitada selle taristut ja ammendada raketivarusid. Lõpuks loodab Kreml, et just see taktika võib sõja võita. Kuid kui Ukraina suudab lähitulevikus kasutusele võtta ülikiired tõrjedroonid, puruneb see lootus. Sel hetkel peab Venemaa ootamatult veelgi kaugemale minema, arendades veelgi kiiremaid droone või kasutades veelgi rohkem rakette, kui ta soovib oma vaenlasele tõsist ja püsivat kahju tekitada. See tähendab veelgi rohkem kulutatud raha. Ja kuna Venemaa majandus on üha ohtlikumas seisus, saab president Vladimir Putin oma riigi rahandust survestada vaid teatud piirini, enne kui kogu süsteem kokku kukub. Loomulikult on siin mõned mööndused. Esiteks, ja mis kõige tähtsam, Record Hunter on vaid eksperimentaalne droon ega ole loodud sõjaliseks kasutuseks. Isegi kui meie, droonide disainerid, saaksime täieliku vabaduse selle mudeliga töötada, võtaks see ikkagi aega ja inseneritööd. Tuleb integreerida juhtimissüsteemid, teha koormusteste, varustada see elektroonilise sõjapidamise vastumeetmete ja sidesüsteemidega ning teha kõik muud vajalikud muudatused, et muuta Apex Record Hunter demonstratsiooniprototüübist toimivaks relvaks. Tõelised lahingutingimused on samuti palju keerulisemad kui kontrollitud katsetuslennud. Seega võib projekteerimismeeskond avastada, et Record Hunter hakkab sõjaliste muudatuste tegemisel kaotama osa oma kiirusest ja manööverdusvõimest. Lühidalt öeldes, see ei ole nii, et Ukraina saab lihtsalt lisada lõhkepead ja alustada nende ülikiirete püüdurite masstootmist üleöö. See võtab aega. Kuid tehnoloogia on olemas ja see on kõige tähtsam. Kiirusrekordi purustamine oli esimene osa väljakutsest. Järgmine samm on tuua see sama kiirus lahinguväljale ning selle elluviimine jääb Quantum Systemsi ja We Dronesi ekspertmeeskondade ülesandeks.
kui neil õnnestub, ei ole liialdus öelda, et nad võivad selle sõja nägu igaveseks muuta, parandades Ukraina vastupidavust massiliste droonirünnakute vastu ja aidates riigil säästa oma kõige kallimaid ressursse ja lisades Kiievi erakordsele õhutõrjesüsteemile veel ühe uue kihi. Droonid on kõik Ukraina sõjas. See on juba aastaid selge olnud. Sõjas, mida üha enam määratleb see, milline riik suudab luua parima droonitehnoloogia. Venemaal oli varem eelis koguses. See on kadunud. Venemaal ei olnud kunagi tehnoloogilist eelist. Ukraina oli alati uuendaja. Ja nüüd, pärast 4,5 aasta pikkust võitlust, on üks asi täiesti selgeks saanud. Droonisõjas on meister ja kaotaja. Venemaa on kaotaja. Ja kui sul on selles osas kahtlusi või arvad kuidagi ikka veel, et Venemaa võidab droonisõda, siis vaata lihtsalt, mida Ukraina nendega teeb. 19. juulil ilmus X-is huvitav klipp, mida jagas Jay Kiievist. Video näitab meile huvitavat arengut Ukraina droonisõjas, mida keegi ei osanud oodata. Mis see areng täpselt on, ei pruugi esimesel vaatamisel selge olla. Me näeme Ukraina drooni, mis kannab pika juhtme otsas midagi. Kas see võiks olla pomm või varustuse pakett? Kumbki neist ei muudaks sõja kulgu. Isegi kui on kummaline näha, et sellist asja riputatakse drooni all nii kaugel. Selgub, et see pole kumbki neist. Juhtme otsas ripub hoopis Ukraina maismaa robot ehk UGV, mille Ukraina droon on õhku tõstnud ja viib seda ilmselt sinna, kuhu Ukrainal seda rünnakuks või logistilisel eesmärgil vaja on. Vaid 8 sekundiga videos nägime tõelist Ukraina meisterlikkust tegevuses. Raske pommide ajadroon on õhku tõstnud selle, mida Euromaidan Press nimetab lõhkelaenguga maismaa robotiks. Sellel on tohutud tagajärjed. Pommide ajadroonid teevadki seda, mida nende nimi ütleb. Viskavad pomme Vene positsioonidele. Lõhkeainega varustatud maismaadroonid on hoopis teistsugune nähtus. Need suudavad endiselt anda sama palju, kui mitte rohkem tulejõudu, kui traditsiooniliselt visatavad pommid. Kuid nende töö põhimõte on erinev. Maismaadroon võib lasta maapinnale ja seejärel suunata selle soovitud sihtmärgi poole. Pommi, mis oleks põrganud vastu Vene punkri kõva pinda, on asendanud kamikaadse maismaadroon, mis suudab sõita otse sellesse punkrisse ja selle seestpoolt õhku lasta. Ja siin on see, millele Putini komandörid ei taha mõelda, kui nad üritavad välja mõelda uusi viise, kuidas väita, et Venemaa kuidagi võidab seda sõda. Kui Ukraina suudab sellise maismaadrooni operatsiooni korra läbi viia, suudab ta seda teha uuesti ja uuesti. Varsti saab lõhkelaenguga maismaadroonide nägemisest, mida kantakse üle lahinguvälja ja mida võib-olla saadavad FPV-droonid, mis sihivad iga Vene sõdurit, kes katte alt välja tuleb, et drooni alla võtta. Tavaline vaatepilt kogu Ukrainas. Ja kuigi me ei tea videos nähtud maismaadrooni lõplikku saatust, võimaldab selle plahvatusohtlikkus meil oletada, mis võis edasi juhtuda. Vene sihtmärk läbistati ja seejärel hävitati. Ukrainal on varasem kogemus maismaadroonide ründaval kasutamisel. Ukraina pole selles alati ka tagasihoidlik olnud. Jaanuaris riigi 3. armee korpuse sõdurid maismaadroonile 12 miini, mille droon kandis 20 kilomeetri kaugusele ja lasi siis õhku Vene punkri. Maismaadroonide lahingtegevus on sellest ajast palju keerukamaks muutunud. Aprillis nägime, kuidas Ukraina kasutas maismaadroone Vene positsiooni hõivamiseks, mida president Volodõmõr Zelenski nimetas maailma esimeseks selliseks operatsiooniks. Veel üks maailma esmajuhtum toimus juulis, kui Ukraina kasutas meredrooni, et transportida maismaadroon Kinburni säärele, mis viis selleni, et maismaadroon avas tule Vene positsiooni pihta. Ja 17. juulil teatas Forbes, et Ukraina oli taas hõivanud ühe Vene sissetungijate positsiooni, kasutades droonide ja robotite kombinatsiooni, et hävitada Vene üksus Dobroipilia lähedal. Selle Ukraina droonistrateegia arenguga kaasnevad lahinguvõimalused on tohutud. Kujutage ette väikest UAV-de laevastikku, millest igaüks kannab erinevaid ülesandeid täitvaid roboteid. Esmalt lastakse alla kamikaadse tüüpi UGV-d. FPV-droonide kate veerevad need Vene positsioonidele ja plahvatavad. Nende järel liiguvad teised lahing-UGV-d, mis on varustatud raske kuulipildujatega, tulistavad purustatud positsioonide pihta ja edastavad valjuhäälditest sõnumeid, öeldes okupantidele, et nad peavad alistuma või surema. Vajadusel teised maismaarobotid, mis kannavad varustust, saab lahingusse lennutada, et toetada Ukraina vägesid maapinnal. Kõik see on nüüd võimalik, kuna Ukraina on näiliselt suutnud välja mõelda, kuidas oma UGV-sid õhutranspordiga kohale toimetada. See on tõeline meistritase. Ukraina on muutnud droonisõja kunstivormiks. Siiski on see, mida me siin näeme, vaid mikrokosmos tegelikkusest, millega Venemaa on olnud sunnitud juba liiga kaua silmitsi seisma. Mõlemal poolel on droonid, kuid kui asi puudutab seda, kes suudab neid paremini kasutada ja kes suudab välja mõelda strateegiaid, mida teine pool lihtsalt ette ei näe, Ukraina jääb iga kord peale. Ja see, mida me näeme maapinnal ja õhus, annab ikka ja jälle sama sõnumi. Igaüks, kes arvab, et Venemaa võidab droonide võidujooksu, eksib. Ukraina on tipus ja on seda olnud suurema osa 2026. aasta suurema osa jooksul. Jääme hetkeks UGV-de juurde. UGV-de areng nii nende disaini kui ka arvukate kasutusviiside poolest Ukraina sõjas on olnud märkimisväärne.
see tehnoloogia oli varem peaaegu täielikult logistiline. Paljud maismaarobotid täidavad endiselt seda tüüpi ülesandeid, viies rindel varustust sõdurite asemel ja neid kasutatakse isegi vägede evakueerimiseks, viies sõdureid tagasi ohutusse kohta rindejoone taha. Siiski oleme näinud, et UGV-sid kasutatakse üha enam ka lahinguülesannetes. UGV-d varustatakse nüüd kuulipildujatega, mis võimaldab neil tulistada positsioonide pihta ning pommidega, millega nad saavad need positsioonid õhku lasta. Mõnel UGV-l on isegi termiline öönägemine, mis võimaldab tegutseda pimedas, teatab Euromaidani press. Kamikaze UGV-d, mida me nüüd lahinguväljal näeme, suudavad teha isegi midagi sellist, mida Ukraina droonid ei suuda. Need võivad sõita otse avatud punkrisse või tehnika juurde ja plahvatada. Ukraina mõistab, et UGV-d võivad olla mängumuutjad ning investeerib tugevalt sellesse, et neid võimalikult palju lahinguväljale tuua. RBC Ukraina teatab, et Ukraina ehitas 2026 aasta esimesel poolel 25 000 UGV-d, eeldades, et aasta teisel poolel jätkatakse sama tootmisgraafikut ja on igati võimalik, et Ukraina püüab ehitada veelgi rohkem. Tähendab see, et aasta lõpuks on ehitatud ja lahinguväljal 50 000 UGV-d. Ukraina komandöörid on hakanud neid maismaaroboteid nimetama uueks ratsaväeks, sest need suudavad täita ülesandeid, mille jaoks oleks varem tulnud ohustada ukrainlaste elusid. Ja lisaks taustaks, Ukraina ehitas 2025 aastal 15 000 UGV-d. 2026 aasta arvud võivad lõpuks olla üle 3 korra suuremad. Lisaks nende ehitamisele kasutab Ukraina UGV-sid väga palju. Juunis viisid need maismaarobotid ühiselt läbi rekordilised 16 676 missiooni ning kuu lõpuks ületas nende koguarv 65 000 missiooni. Oleme näinud, kuidas UGV-de poolt kuus täidetavate missioonide arv on rohkem kui kahekordistunud. Jaanuari 7495 missioonilt tänase tasemeni, mis on lihtsalt märkimisväärne. See tehnoloogia peaaegu ei eksisteerinudki veel paar aastat tagasi. Nüüd pole Ukraina seda mitte ainult täielikult selgeks saanud, vaid kasutab oma UGV-de eelist ka lahinguväljal ära. Venemaa püüab muidugi sammu pidada. See ongi asja mõte. Ukraina on innovaator ja Venemaa on kopeerija. Üks Mai Pravda raporti kohaselt on Venemaal nüüd vähemalt 20 erinevat tüüpi omaenda UGV-d. Siiski pole Venemaa selliseid roboteid kaugeltki nii suures ulatuses kasutusele võtnud nagu Ukraina ning kindlasti ei kasutada neid positsioonide hõivamiseks ega droonidega lahinguväljale toimetamiseks. See kõik on Ukraina innovatsioon. Lisaks seisab Venemaa silmitsi sanktsioonide probleemiga, kuna 10 tuvastatud 20 Venemaa maismaadroonide tootjast on USA sanktsioonide all. Mitmed näist on ka Ukraina ja Euroopa Liidu sanktsioonide all. Täiendav sanktsioonisurve Venemaa maismaarobotite tootjatele aitaks Ukrainal oma juba tugevat edumaad veelgi suurendada ja muuta see ületamatuks. Aga piisab maismaadroonidest. Nii olulised kui need ka poleks, ütlesime teile, et Ukraina on saanud kogu droonisõja meistriks, mitte ainult ühes valdkonnas. Me ei valetanud. Teine valdkond, kus Ukraina on ette jõudnud, on kaugmaarünnakud ja hiljutine Ukraina korraldatud rünnak näitab seda selgelt. Enne kui selle juurde läheme, väike kõrvalmärkus. Te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada seda nuppu ja panna märguannete kell tööle, et oleksid esimeste seas, kes meie igapäevaseid videoid näevad. Viime teid suurejoonelise rünnaku juurde, mille Ukraina korraldas ööl vastu 21. juulit. Ukraina valis selle kuupäeva, et saata umbes 350 ründedrooni Venemaale ja okupeeritud aladele, sealhulgas korraldades mitu rünnakut Mustal merel. Üle kogu piirkonna puhkesid tulekahjud. Okupatsiooni all olev Mariupol sai tugevalt pihta, mille tagajärjel tõusis linna kohal suitsu. Ukraina tabas seal tõenäoliselt kütuse- või naftabaasi. Krimmis võeti maha logistikakeskus, samuti mõned suured tööstusobjektid Lepetsis, sealhulgas üks, mis asub kas terasetehase lähedal või ongi terasetehas, mis toodab umbes 20% Venemaa terasest ja lipiididest. Veelaevu tabati Mustal merel ja Azovi merel. Ja Ukraina hävitas samuti radareid, logistikaladusid ja muud okupeeritud Donetski, Luhanski ja Zaporižia piirkondades. Samuti toimus massiivne rünnak Kalino lennubaasi vastu Venemaa Kurski piirkonnas, kus hävitati Su-24 hävituslennuk ja Pantsir S-1 õhutõrjesüsteem. Kõik seal muidugi väga muljetavaldav, kuid see pole tegelik lugu, kui rääkida Ukraina sügava rünnakutest. Selle droonirünnakute päeva kõige tähelepanuväärsem oli hoopis see, et Venemaa alustas samal ajal ka omaenda kaugmaa rünnakut. Ja Venemaa kaotas. Halvasti. Rünnakute lõpuks oli Ukraina saatnud välja umbes 6 korda rohkem kaugmaa droone kui Venemaa. Venemaa suutis Ukraina kaugmaa rünnaku vastu välja saata vaid 58 drooni ja raketti. See on oluline Ukraina kasvava droonimeisterlikkuse kontekstis ühel lihtsal põhjusel. Üks väheseid droonieliseid, mis Venemaal oli, on kadunud. Aastaid suutis Venemaa välja saata palju suuremaid kaugmaa droonide parvesid, kui Ukraina suutis vastuseks korraldada. 2026. aastal on kõik muutunud. Ukraina on nüüd vähemalt süvalöögirindel jõudnud võrdsuseni. Nagu nägime, 21. juulil laseb Ukraina sageli välja rohkem kaugmaa droone kui Venemaa. See 6-1 rünnak ei ole üksikjuhtum. Ukraina edu süvalöökide rindel on muutumas tavapäraseks nähtuseks, tegelikult igapäevaseks. Ukraina poolt okupeeritud aladele Venemaale saadetud
350 drooni ei ole mingi uus rekord, mitte ligilähedalegi. Nagu president Volodõmõr Zelenskõi juunis avalikustas, on 300–350 ründedrooni nüüd igapäevane keskmine, mida Ukraina iga päev välja laseb, kuna riik on oma süvalöökide kampaaniat Vene nafta hävitamiseks oluliselt suurendanud. Halvata sõjaväebaase ja murda Vene sõjamasin seestpoolt. Nüüd, me ei taha jätta muljet, et Ukraina saadab alati rohkem droone kui Venemaa. Sellepärast mainisimegi võrdsust. Mõnel päeval laseb Venemaa rohkem droone välja, teistel päevadel teeb seda Ukraina. Aga fakt, et Ukraina on üldse sellise mahuni jõudnud, eriti kui arvestada nende löökide täpsust võrreldes Venemaaga, kes lihtsalt üritab midagi tabada ja sihib tihti linnu, tähendab, et Ukraina on ülekaalus. Venemaa oleks pidanud seda pööret juba aasta alguses ette nägema. 2026 aasta esimesel 4 päeval lasi Ukraina Venemaa pihta rohkem droone kui Venemaa Ukraina pihta. Ukraina on olnud hõivatud ka kaugmaa rekordite purustamisega. 17 juuni ööl ja 18. juuni hommikul väitsid Venemaa õhutõrjejõud, et nad tulistasid öise rünnaku käigus alla 992 Ukraina drooni. See järgnes 6. juuni rünnakule, kus Venemaa väitis, et tulistas alla 911 drooni. Need numbrid on hullumeelsed. Ukraina poleks kunagi pidanud neid saavutama, aga on seda siiski teinud. Ja me hakkame nägema, kuidas Ukraina edu kaugmaa rindel sunnib Venemaad oma sõjalist strateegiat muutma. Mõni aasta tagasi võis Venemaa tunda end suhteliselt turvaliselt, olles rindest 100 kilomeetrite kaugusel. Ukraina ei saanud sihtmärke Venemaal rünnata, vähemalt mitte regulaarselt. Aga taas kõik on muutunud. Ukraina droonid suudavad nüüd rünnata palju suuremas mahus, täpselt ja varem mõeldamatutes kaugustes. Tegelikult on kaugus veel üks oluline aspekt. 7. juulil korraldas Ukraina droonirünnaku Omski rafineerimistehase vastu. Selleks pidid Ukraina droonid läbima vähemalt 2500 kilomeetrit. Ja selline tegevusraadius annab Venemaale märku, et miski, mida ta üritab oma territooriumil varjata, ei ole enam turvaline. Venemaa avastab, et ta ei suuda neid rünnakuid tõrjuda. Tõsi, Kaitseministeerium väidab sageli, et kõik rünnakud on tõrjutud. Kuid sama ministeerium ütleb ka, et sihtmärke tabab juhuslikult droonide rusud, mitte droonid ise. Kuigi need tabavad täpselt neid sihtmärke, mida Ukraina rünnata tahtis. Kui rääkida sõjalisest arvestusest, peab Venemaa kas leppima tõsiasjaga, et kõik, mis jääb vähemalt 2500 kilomeetri raadiusesse Ukrainast, on nüüd sihtmärk, või peab ta tohutult investeerima uutesse kaitsevahenditesse, et kaitsta kõike, mis jääb rindest tahapoole. Ja see investeering ei jõua järele. Pole just lihtne uus õhutõrjesüsteem ehitada, kui sul on sanktsioonid ja rahapuudus pärast 4 aastat tohutuid sõjalisi kulutusi. Nii juhib Ukraina Venemaa ees maismaa droonide osas ja hakkab ka kaugmaa rindel ette rebima. Rindest rääkides näeme seal midagi sarnast. Ukraina relvajõudude endise ülemjuhataja Aleksandr Sõrski sõnul on Ukrainal enamiku rindejoone ulatuses Venemaa ees. 1,5-kordne FPV droonide ülekaal. See huvitav uudis tuli samal ajal, kui ta teatas, et Ukraina droonioperaatorid olid mais üksi sooritanud rünnakuid 180 000 kinnitatud sihtmärgi pihta. Selle rünnakute suhte ulatus on tohutu ja fakt, et Ukrainal on nüüd FPV ülekaal, näitab, kuidas sõdurite asendamine droonidega on muutunud nende strateegia oluliseks osaks. Seda näeme ka tootmisnumbrite põhjal. Juulis kinnitas Ukraina, et 2026 aastal ehitatakse umbes 10 miljonit drooni ning neil on tootmisvõimekus seda arvu kahekordistada, kui vajalik rahastus leitakse. See rahastus on tulemas. Ukraina on sõlminud Euroopa Liiduga suure 1,1 miljardi dollari suuruse droonilepingu, mis lisandub teistele droonilepingutele, mida nad on sõlminud erinevate riikidega. Zelenskõi sõnul luuakse ka 20 riigi koostöömudel droonide tootmiseks, mis aitab Ukrainal veelgi rohkem ettepoole liikuda. Ukraina on samuti edumaad saanud tõrjedroonide vallas. Kui Venemaa toetub endiselt peamiselt õhutõrjesüsteemidele, mis on mõeldud rakettide ja lennukite vastu, et droone alla võtta, siis Ukraina on loonud uue põlvkonna püüdurdroone. Siin on võtmetähtsusega hind ja tõhusus. Püüdurdroonid suudavad hävitada Shahed-tüüpi ründedroone, mille hind on umbes $50 000. Ise maksavad need aga vaid murdosa sellest. Näiteks ühe Sting püüdurdrooni ehitamine maksab Ukrainale $2500. Siin on näha, kuidas Ukraina ehitab oma eesliini vägedele rohkem ja paremaid droone. Samal ajal kui tagalas investeeritakse nutikalt odavatesse droonidesse, mis aitavad vähendada Venemaa kaugmaa rünnakute ohtu. Jällegi, võtmesõnaks on innovatsioon. Ukraina on innovatiivne. Venemaa ei ole. Sellepärast on üks droonisõja meister ja teine kaotaja, kes suudab vaid kopeerida. Enne kui lõpetame, vaatame veel üht droonisõja aspekti. Keskmaa rünnakud. 2026 aastal on esile kerkinud uus põlvkond keskmaa ründedroone, mis võimaldavad Ukrainal korraldada rünnakuid okupeeritud aladel, mida varem polnud võimalik teha. FPV droonid ei suutnud piisavalt kaugele lennata ja Venemaa ründamiseks olid vaja pikamaa droone. Nüüd on Ukrainal droonid, mis suudavad rünnata 50–200 kilomeetri kauguselt ning neid saab kasutada Vene logistika hävitamiseks ja oluliste sihtmärkide nagu juhtimispunktid, laskemoonalaod ja vägede koondumiskohad hävitamiseks. Venemaa varustusteed lähitagalas on nüüd muutunud nende keskmaa ründedroonide jahimaaks. Paljud neist on varustatud tehisintellektiga, mis võimaldab neil sihtmärke automaatselt tuvastada ja jälgida enne, kui nad saavad loa rünnakuks.
see on veel üks valdkond, kus Ukraina on ülekaalus. Mõlemad pooled kasutavad tehisintellekti, kuid Ukraina teeb seda palju tõhusamalt. Ukraina on kasutanud neid droone Vene kolonnide ründamiseks, olgu need siis soomukid või kütuse- ja varustuse veokid, mis üritavad oma kaupa rindele toimetada. Ukraina on teatanud $113 miljoni suurusest logistika halvamise kampaaniast nende jõupingutuste toetamiseks ja Vene sõidukid põlevad sadade kaupa. Krimm on saanud kõige rängemalt pihta. Üha enam isoleeritud poolsaar kogeb tohutuid kütusepuudusi ja pidevaid elektrikatkestusi. Viimased on põhjustatud keskmaa rünnakutest elektrijaamadele ja alajaamadele. Rindel avastavad kütuse, laskemoona, toidu ja varustuse peale lootvad sõdurid pidevalt, et midagi ei jõua kohale. Kuna järjekordne veok lastakse õhku või sild variseb kokku, logistikasülm hävitatakse või tee muudetakse rusudeks. Üksikult oleksid need löögid siiski olulised, kuid kui neid kombineerida Ukraina FPV eelisega rindel, Ukraina süvalöökide kasvava ulatusega, tuhandete maismaa robotitega, mis päästavad elusid ja täidavad lahinguülesandeid, ja innovaatilise mõtteviisiga, mis on viinud selleni, et Ukraina on leidnud uue viisi nende maismaa robotite lahingusse toomiseks. See on retsept Venemaa katastroofiks. Venemaa arvas, et ta on sõjas osav, nii osav, et suudab kasutada nõukogudeaegseid taktikaid Ukraina hävitamiseks. Kui see ebaõnnestus ja lääne toetuse voog võimaldas Ukrainal sissetungi esimestel kuudel ja aastatel ellu jääda, sõja hoog hakkas muutuma. Nüüd näeme pööret. Venemaa üritab järele jõuda, toetudes endiselt strateegiatele, mis hõlmavad sõdurite ohverdamist edasiliikumise nimel. Ukraina ehitab rohkem ja paremaid droone ning see on sõja olemust täielikult muutnud. Enamiku selle sõja jooksul on termin termobaariline relv tähendanud üht asja – massilist hävingut. See on termin, mis on peaaegu sünonüüm DOS-1A. See on see Pjokile, Vene raketiheitjale, mis tulistab ühe korraga välja 2 tosinat laengut, või ODA 1500 kilogrammine liugpomm, mis tekitab miilide kaugusele nähtava seenepilve. Mõlemat on Venemaa sõja ajal kasutanud asustatud piirkondades. Need teod on osa laiematest sõjakuritegude süüdistustest, mida uurib rahvusvaheline kriminaalkohus. See on doktriin, mida maailm on seni Venemaaga seostama õppinud. Suurem on parem. Mida suurem ala saab ühe löögiga elamiskõldmatuks muuta, seda tõhusam on relv. Ja tsiviilisikud, kes satuvad selle löögiala sisse, peetakse vastuvõetavaks, võib-olla isegi tahtlikuks hinnaks. Aga Ukraina on läinud teist teed. Nende jaoks on vähem rohkem. Ukraina tuli 2026 aasta juunis Pariisis toimunud kaitsemessile välja termobaarilise relvaga, mis kaalub vaid 0,5 kilogrammi ja mahub püksi küljetaskusse. Selle relvaga kirjutab Ukraina vaikselt ümber aru saama, milleks see terve relvakaktooria mõeldud on. Massiliste ohvrite asemel häälestatakse need relvad nüüd täpsusele, kus sihtmärgiks on üksik ruum, kaevik või sõiduk. Me selgitame, kuidas termobaarilised relvad tegelikult töötavad, miks Venemaa ja Ukraina on sama tehnoloogia vastaspooltel ning mida Ukraina täiesti uus granaat koos selle ümber kujuneva drooni doktriiniga räägib meile, kuhu lähivõitlus selles sõjas edasi liigub. Alustame termobaariliste relvade toimemehhanismist. Tavalise lõhkeaine plahvatus on üks eraldiseisev sündmus. Tahke või vedelühend plahvatab, vabastades kogu oma energia ühes kiires keemilises reaktsioonis ja kahju põhjustab lööklaine ning sellega kaasnevad killud. Termobaariline relv on aga kaheetapiline protsess. Lõhkekeha sees on kütuse mahuti, mis on ühendatud 2 eraldi lõhkelaenguga. Esimene laeng plahvatab ja hajutab kütuse peene aerosooli pilvena, pihustades selle ümbritsevasse õhku. Murdosa sekundi pärast süütab teine laeng selle pilve ja kuna kütus on nüüd segunenud atmosfääriga, mitte ei asu mahutis, põleb see kasutades ümbritsevas õhus olevat hapnikku. Tulemuseks ei ole terav hetkeline plahvatus, vaid püsiv rõhulainetus ja tulekera, mis püsib kauem, põleb kauem ning surub ülerõhu kaugemale, kui sama suur tavaline lõhkelaeng kunagi suudaks. See detail, et neil relvadel on põlemiseks vaja ümbritsevat õhku, on kõige olulisem asi, mida nende kohta teada, sest see seletab nii seda, miks need on hirmuäratavad, kui ka seda, miks neil on piirangud. Avatud maastikul, kus pole midagi, mis plahvatust peegeldaks, on termobaariline relv tegelikult vähem muljetavaldav relv. Rõhulainetus lihtsalt laieneb väljapoole ja hajub. Aga kui panna see sama relv suletud või isegi osaliselt suletud ruumi, muutub kõik. Ülerõhul pole kuhugi minna. Selle asemel peegeldub see igalt seinalt tagasi ja kuhjub iseendaga ja jõuab sihtmärgini mitmest suunast samal hetkel. USA armee viitemateriaalides kirjeldatakse seda efekti kui pikaajalist surve- ja vaakumilainet, mis võib rebida pehmet kude samamoodi, nagu see rebib lennuki kere või radari pindu. Ja seinad ei kaitse seesolijaid. Need hoopis võimendavad rebivat efekti, peegeldades lainet edasi-tagasi.
Lisaks sellele neelab tulekera põledes suletud ruumis kogu hapnikku, mis tähendab, et igaüks, kes algplahvatuse üle elab, peab nüüd võitlema teisejärgulise lämbumisega. Seega on seda relva kasutatud linnades ja hoonete vastu just seetõttu, et tõeliste sõjaliste sihtmärkide, nagu sõjalise infrastruktuuri või üksikute tankide vastu, on see vähem tõhus. Avatud alal termobaariline laeng peaks olema kasutamiseks ebamugavalt suur. Venemaa lähenemine on alati olnud see, ruumipuhastuse põhimõte viia terve linnaosa suurusele. Kõige selgem näide on eelmainitud TOS-1A, Solntsepiok, mis tähendab kõrvetavat päikesevalgust. See on 24 toruline, 220 mm raketiheitja, mis on kinnitatud T-72 tanki šassiile. Esmakordselt töötasid selle välja Nõukogude keemiaväed 1980-ndatel ja seda kasutati Panjshiri orus Afganistani sõja ajal. See relv kuulub tehniliselt Venemaa tuuma, teoloogilise ja keemilise kaitsevägede koosseisu, mitte tavaliste suurtükiväeüksuste hulka ning see on tavaliselt manööverbrigaadide koosseisus ainult üheks kindlaks ülesandeks, kindlate kaitsepositsioonide puhastamiseks, eriti linnatingimustes. Venemaa kasutas seda Groznõis Tšetšeenia sõdade ajal, Süürias ning see toodi Ukrainasse juba mõne päeva jooksul pärast 2022. aasta veebruari sissetungi. Videol üle Valgevene piiri liikumas. Iga rakett hajutab pilve, mis süttib temperatuuril, mis läheneb 3700 kraadile Celsiuse järgi ja üks ainus salvo võib õigetel tingimustel funktsionaalselt pühkida minema terve elamukvartali hooned või kindlustused. See on kogu Venemaa doktriin ühel platvormil. Üks süsteem, üks löök, üks väga suur probleem kõigile, kes seisavad tulealal. Ja siis on veel ODAV 1500, mis kasutab sama loogikat ja viib selle õhku. See on 1500-kilone termobaariline liukpomm, mis on ehitatud nõukogudeaegsetest pommikorpustest ja varustatud kaasaegse UMPK liukomplektiga. See võimaldab Vene lennukitel selle vabastada 10 kilomeetrite kaugusel sihtmärgist, jäädes enamiku Ukraina õhutõrjesüsteemide tegevusraadiusest välja. Venemaa kasutas seda esmakordselt Ukraina vastu 2024 aasta märtsis, rünnates üht küla Sumõ oblastis, vaid mõne kilomeetri kaugusel Vene piirist ja videomateriaalil oli näha tulepalli ja seenepilve, mis tõusis kilomeetri kõrgusele taevasse. Pärast seda on seda kasutatud Harkivis, Donetskis ja Kupjanskis, kus juures sama muster kordub kõikjal. Iga kord, kui Venemaa selle alla viskas, oli see asustatud piirkonnas või selle lähedal, eesmärgiga mitte ainult see hävitada, vaid ka näidata Ukrainale ja kogu maailmale, kui suurt kahju Venemaa suudab ühe hoobiga tekitada. Aga kui minna veelgi kaugemale, siis on Venemaa 2007 aasta katse niinimetatud kõigi pommide isaga, 7-tonnise termobaarilise relvaga. Kremli esindajad reklaamisid seda selgelt kui taktikalise tuumarelva mittetuumalist asendajat, näidates, kuidas nad nägid termobaariliste relvade potentsiaali. Nagu selgus, on TOS-1A, hoolimata oma hirmuäratavast mainest, osutunud üheks kõige haavatavamaks süsteemiks Venemaa arsenalis just sellisel droonidest küllastunud lahinguväljal, mille Ukraina on loonud. Selle suurus ja soojusjälg muudavad selle peaaegu võimatuks varjata. Selle kohmakas laskeseade ei võimalda paigaldada ennenane droonivastaseid kaitsepuure, mis kaitseb teisi Vene soomukeid FPV rünnakute eest. Avatud allikate jälgija on dokumenteerinud, et Venemaa hinnangulisest 48 süsteemist koosnenud sõjaeelsest TOS-1A pargist oli 2026 aasta juuliks 36 kahjustatud, vallutatud või hävitatud. Nii selgubki, et kõige kardetum termobaariline relvaplatvorm lahinguväljal on muutunud peamiseks sihtmärgiks just nendele väikestele ja odavatele droonidele, mille ümber Ukraina on vaikselt üles ehitanud täiesti uue termobaarilise doktriini. See toobki meid küsimuseni, miks Ukraina vastupidine suund on nii oluline. Ukraina päris pärast iseseisvumist osa sellest samast Nõukogude termobaarilisest pärandist. Peamiselt RPG-7 termobaariliste laengute ja õlalt lastavate leegipildujate nagu Shmel näol. Ukraina jalaväelased Bahmuti lähedal on kasutanud neid päranduseks saadud Nõukogude laenguid okupeeritud hoonete vastu samamoodi, nagu Vene sõdurid on neid mujal kasutanud. Kuid alates 2017. aastast Ukroboronprom, Ukraina kaitsetööstus, esitles esimest RGT-27 käsigranaati. See võeti Ukraina relvajõududes kasutusele 2020. aastal ja see oli algusest peale loodud selleks, et seda visataks või hiljem lennutataks ühte okupeeritud ruumi. 600-grammine RGT-27 granaat tekitab umbes 13 kuupmeetri suuruse tulepalli, mis kestab umbes 4 sekundit ja saavutab temperatuuri vahemikus 2500 kuni 3000 kraadi Celsiuse järgi, mis on enam kui piisav, et tappa kõik, kes varjuvad suletud ruumis, kahjustamata seejuures hoonet ennast, nagu teeks raketisalv.
Ukraina jalavägi võttis selle kasutusele just selleks otstarbeks, milleks see loodud oli. Kaevikute ja kindlustatud hoonete puhastamiseks, kus killugranaadi metallkillud võivad mööda minna nurkadest ja pimealadest, mida kaitsja katteks kasutab. Termobaarilisel granaadil sellist pimedat nurka ei ole. Survelaine täidab kogu ruumi mahu, ümbritseb takistused ja muudab selle struktuuri, mis kaitsjat kaitses, hoopis selleks, mis ta tapab. Sest need samad seinad, mis varem killud kinni pidasid, peegeldavad ja võimendavad nüüd plahvatust. Ukraina väed võtsid selle sama granaadi ja ühendasid selle ühe oma suurima leiutisega kaasaegses sõjapidamises – droonidega. Alates 2023. aastast ühest laialdaselt jagatud juhtumist 59. motoriseeritud brigaadis nähti, kuidas kommertsdroon DJI Mavic 3 abil visati RGT-27 S2 termobaariline granaat otse mahajäetud Vene BMP jalaväe lahingumasina avatud luugist sisse, hävitades selle täielikult. Ei granaat ega droon polnud selleks otstarbeks spetsiaalselt loodud. Mõned sõdurid lihtsalt taipasid, et 600-grammine termobaariline laeng, kui see piisava täpsusega luugi või akna kaudu kohale toimetada, võib teha sama palju kahju kui palju suurem ja tunduvalt kallim tankitõrjerelv, kui see plahvatab tanki kitsastes tingimustes. Ja Pariisis Eurosatori 2026 messil juunis Ukraina tutvustas RGT-45 ja selle väiksemat venda RGT-45AD. Paberil näevad need välja nagu tagasihoidlik edasiarendus samast alla 500-grammisest granaadiperekonnast. Tegelikult väidab Ukroboronprom, et nende tappev jõud on hüppeliselt kasvanud, asetades need täiesti teise kategooriasse. RGT-45 kaalub 500 grammi ja sisaldab 300 grammi termobaarset segu ja ettevõtte sõnul ületab selle tõhus kahjustusmaht suletud ruumis 120 kuupmeetrit. Kompaktne RGT-45A kaalub 225 grammi, sisaldades 135 grammi segu ning selle väidetav tõhus kahjustusmaht ületab 60 kuupmeetrit. Kui me võrdleme seda senise RGT-27 S2 13 kuupmeetriga, siis see ei ole 10 või 20% tõus, vaid pigem ligi 10-kordne kasv selles ruumimahus, mille relv suudab surmavaks muuta. See saavutati ilma granaadi kaalu või suurust oluliselt suurendamata. Ukroboronprom ise kirjeldab seda täiustust kui vaid 20–30% tõhusamat võrreldes RGT-27 S2-ga. Ja ettevõte on selgelt öelnud, et see kasv tuleneb peaaegu täielikult uuendatud termobaarilisest keemilisest segust, mitte suuremast korpusest. Aga saada umbes suure energiajoogi purgi suurusest esemest 120 kuupmeetrit. Surmavat ülerõhku ja kuumust on keemia küsimus, mis on relvaarenduse tsüklite puhul tegelikult väga suur saavutus. See tähendab, et seda täiustust saab tõenäoliselt tulevikus sama suurusega laskemoonale lisada ilma uut ümberkujundamist tegemata. Ja et sama segu kasutamine suuremas laskemoona sees suurendaks relva potentsiaalset laengut märkimisväärselt. Mis teeb selle natuke huvitavamaks kui lihtsalt ühe uue granaadi, on see, et Ukraina ehitab tegelikult tervet termobaariliste laskemoonade perekonda, mis on spetsiaalselt loodud droonidega toimetamiseks. See on sisuliselt tunnistanud ja jätkanud traditsiooni, mille mainitud 59. brigaadi Mavici rünnak peaaegu juhuslikult algatas. Koos RGT-45 seeriaga Ukroboronprom on samuti demonstreerinud spetsiaalselt ehitatud termobaarilisi lõhkekehi, mille tähistused on TB1 ja TB2 ning mis on selgelt loodud drooniga toimetamiseks. Esimene neist tuleks alla lasta mitme rootoriga droonilt, samas kui teine on mõeldud otse paigaldamiseks ühesuunalise FPV drooni laenguks. TB1 kaalub umbes 2,5 kilogrammi ning selle minimaalne surmav raadius on 2,5 meetrit. Suurem. TB2 kaalub 4,5 kilogrammi ja selle minimaalne raadius on 3,5 meetrit. Mõlemad on varustatud universaalse sütikuga, mis peaks jääma töökorda sõltumata ilmast ja niiskusest. See on nagu RGT-27 ja RGT-45. Lugu, mis kordub nüüd veidi suuremas mastaabis, ainult et seekord on relv algusest peale loodud droonilastiks. Seevastu RGT-45 on sisuliselt ikkagi granaat, mida saab lihtsalt alla visata. Kui peamised relvaandmed on läbi vaadatud, räägime nüüd relvade kasutamise taktikast kitsastes ruumides. Aga kõigepealt veendu, et oled sõjasaate kanalile tellinud, et sa ei jääks ilma uutest uuendustest ja analüüsidest otserindelt. Nüüd, lisaks termobaariliste granaatide kasutamisele on moodsate jalaväerelvade puhul laiem suundumus kujundada relvi spetsiaalselt kitsastes ruumides kasutamiseks, mitte käsitleda seda tagantjärele lisatud mõttena. Selle sõja teistes piirkondades läänes tarnitud süsteemid nagu Rootsi Carl Gustaf tagasilöögita püss on varustatud spetsiaalse kitsastes ruumides kasutamiseks mõeldud laskemoonaga HEAT 655-ga. See asendab tavapärase taha paiskuva gaasijoa tahke vastumassiga just selleks, et relva saaks tulistada ruumi seest ilma oma meeskonda tapmata. Ukraina termobaarsete granaatide sari lahendab sama põhiprobleemi vastupidisest suunast.
Selle asemel, et muuta suur relv ohutuks siseruumides tulistamiseks, see muudab siseruumides kasutatava relva piisavalt võimsaks, et see oma suuruse kohta tõesti mõjuks. Ja Ukraina üksused on juba välja töötanud taktikaid just sellise ründeviisi jaoks. Rindejoone droonimeeskonnad, sealhulgas operaatorid, kes on seotud ühe terrorirühmaga, on kirjeldanud 2 droonitehnikat kindlustatud hoonete avamiseks, mida Vene väed kasutavad tugipunktidena. Esimene FPV droon, mis kannab tavalist lõhkepeaga laengut, lööb katuse või seina sisse augu ja avab sissepääsu hoonesse. Teine droon, mis kannab termobaarset laengut, lendab seejärel otse selle avause kaudu sisse ja plahvatab hoone sees. See on aastatepikkuse jalaväelahingute kaevikupuhastuse loogika, mis on praktiliselt 1:1 üle kantud droonide ajastusse. Selle asemel, et sõdur läheneks tule all füüsiliselt uksele ja viskaks sinna granaadi, teevad läbimurde nüüd 2 drooni. Ühelgi hetkel ei satu Ukraina sõdur kaitsjate vaatevälja. See ongi väiksema ja võimsama termobaarse laengu peamine taktikaline eelis. Kui sul on täpsed droonid, mis suudavad lennata läbi akende ja teiste väikeste avade, siis suureneb nii tõhus tegevusraadius kui ka võimalikud starditrajektoorid. Sama põhimõtet rakendatakse ka suuremas mastaabis, mis omakorda suurendab selle doktriini tegelikke võimalusi. Hiiglaslik Strike-droon, mille arendasid Kleffer ja Calver Aerospace ning mis esitleti avalikkusele esmakordselt 2026 aasta mais, kannab 75 kilogrammist tandemlasti, mis koosneb 40 kilogrammisest kõrge lõhkevõimega killupeast, ninas ja selle taga asuvast 35 kilogrammisest termobaarilisest laengust. 2026 aasta juunis. Droon oli juba kasutatud Tšonhari silla vastu, mis ühendab okupeeritud Hersoni oblasti Krimmiga, häirides üht poolsaare peamist logistilist koridori. Kuid kuigi droon on granaatidega võrreldes tohutu, jagab see sama põhilist disainifilosoofiat. Kui granaat asendab palju suurema ja kohmakama tankitõrjegranaadi, Behemoth on mõeldud asendama tiibraketti nagu Storm Shadow või Scalp, mida tarnivad britid või prantslased. Storm Shadow'l on tavaline lõhkepea, mis kaalub umbes 1300 kilogrammi. See lastakse tavaliselt õhust ja mis kõige tähtsam, selle tootmine maksab üle $1 miljoni. Behemothi hinnanguline maksumus jääb vahemikku $35,000 kuni $55,000 sellise drooni eest, mille tegevusraadiuseks väidetakse üle 300 kilomeetri. Nii et see konkureerib otseselt Storm Shadow'ga. Ukraina on isegi kohandanud selle kontseptsiooni mereväe kasutuseks. Juunikuu alguses ilmunud raport viitas sellele, et kuulus Sea Baby on kohandatud, varustades selle Shmel termobaarsete granaadiheitetega ning paigutades isegi eraldi FPV droonide väljalaskmise platvormi droonipaadi külgsektsiooni. See muutis sisuliselt ühekordse kasutusega drooni ujuvaks mitme relvaga platvormiks, mis suudab tabada kindlustatud Vene rannikupositsioone. Asi on selles, termobaarilised relvad näitavad disainifilosoofiat, mis eelistab täpsust massile, rakendades neid nii väikestes relvades nagu granaadid kui ka relvades, mis on mõeldud väiksemate rakettide asendamiseks. Pane tähele, kuidas see peatub hävitamise tasemel, kust Vene relvad algavad, sest need ei ole mõeldud siin ballistiliste või tuumarakettide asendamiseks, vaid kindlustatud positsioonide ja kaevikute puhastamiseks. Ja just see viimane punkt ongi põhjus, miks termobaarilised relvad on aastal 2026 nii tuliselt arutluse all. Näed, viimase 2 aasta jooksul enamik lahingutest on toimunud suhteliselt paigalseisval joonel, mis läbib Donbassi piirkonda. Venemaa ehitas tegelikult algse kaitseliini juba 2022 aasta lõpus, umbes 1000-kilomeetrine võrgustik okupeeritud Ukraina territooriumil. Hiljem tuntud kui Suražiki liin koosnes see mitmekihilistest miiniväljadest, tankitõketest ja hajutatud kaevikusüsteemidest, eesmärgiga takistada või vähendada Ukraina vastupealetungi mõju. Ja see töötas. Ukraina väed kulutasid suurema osa 2023. aastast, et läbi murda vaid ühest selle lõigust, makstes selle eest tohutut hinda, kuid ei suutnudki täielikult läbi murda. Siis rollid vahetusid. Saistes silmitsi Venemaa uute pealetungidega alates 2024 aastast, ehitas Ukraina omaenda versiooni samast asjast. Võrgustiku, mida nimetatakse Ukraina uueks Donbassi liiniks, mis ulatub üle 350 kilomeetri läbi Donetski, Dnipro, Petrovsk, Harkivi ja Zaporižja. Sarnaselt Surovigini liinile koosneb see hajutatud maskeeritud tugipunktidest, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et mitte kujutada endast ühtset sihtmärki drooni ja satelliitluure jaoks. Mõlemad pooled jõudsid iseseisval peaaegu identse kindlustusdoktriinini, mis tähendab, et mõlemal poolel on kaevikute, punkrite ja tugevdatud tugipunktide vööndid, mida tuleb puhastada positsioon positsiooni haaval. Ukraina laiem droonimüür, mis ulatub mõnes kohas 15 kuni 25 kilomeetrit rindejoonest tahapoole, on muutnud selle võitluse veelgi surmavamaks kõigi jaoks, kes satuvad avatud alal liikuma. Ja parabaariline granaat sobib ainulaadselt nende kaitserajatiste läbimurdmiseks mõlemal poolel just nende füüsikaliste omaduste tõttu, millest me alustasime. Killud võivad mööda minna surnutsoonist tugitala taga või varjendi käänaku ümber.
sõdur, kes kükitab punkri vales nurgas, võib ellu jääda, kui killugranaat visatakse ukse kaudu sisse. Termobaariline laeng ei jäta seda nurka puutumata, sest rõhulainetus jõuab igasse suletud ruumiossa. Just sellepärast võib 10-kordne tõus efektiivses kahjustusmahus potentsiaalselt muuta seda, kui suure osa kindlustatud rajatisest suudab üks laskemoonaüksus, mille toimetab kohale üks droon, ühe korraga neutraliseerida. See tähendab, et Ukraina üksused võiksid puhastada Vene kaitsepositsioone, kasutades vähem ressursse ja seades ohtu vähem oma jalaväelasi. Siiski on siin olemas juriidiline ja moraalne mõõde, mida tasub otse välja öelda, mitte sellest mööda vaadata. Rahvusvaheline õigus ei keela termobaarsete relvade kasutamist seaduslike sõjaliste sihtmärkide vastu ja kõik katsed seda relvakategooriat eraldi piirata või keelustada on läbi kukkunud. Seaduslikkuse määrab sihtmärk, mitte mehhanism, ning just see on olnud sõjakuritegude süüdistuste aluseks Venemaa TOS-1A ja odav 1500 kasutamise puhul. Kui termobaarilist relva kasutatakse kaeviku, punkri või soomusmasina vastu, on see seaduslik sõjarelv, nagu iga teinegi. Seaduse silmis ei erine see tavalistest granaatidest või tankitõrjemoonast. Kuid kui seda kasutatakse kortermaja või elamurajooni vastu, muudab see sama füüsika, mis teeb selle punkris hävitavaks, selle tsiviilisikute vastu massilisi ohvreid põhjustavaks relvaks. Viimane punkt ongi süüdistuse tuum, mis puudutab Venemaa linnade pommitamise mustrid alates Groznõist 1999 aastal, Aleppost 2016 aastal kuni Ukraina linnadeni, mida tabas ODAV 1500 2020. aastatel. Ukraina ametlik doktriin nii RGT-27, RGT-45 kui ka droonidega toimetatavad DB-seeria puhul on olnud järjekindlalt suunatud kaevikutele, hoonetesse, mida kasutavad võitlejad, ja sõidukitesse. Kas see doktriin peab täiuslikult paika igas lahingus, igas üksuses, kui sõda on kestnud juba 5. aastat, ei ole midagi, mida keegi väljaspool Ukraina sõjaväe juhtkonda saaks kindlalt kinnitada. Kuid aastate jooksul dokumenteeritud rünnakute avalikest allikatest nähtuv muster on järjekindel. Venemaa on kohandanud termobaarilised relvad massilise mõju saavutamiseks piirkondades, kus viibivad ka tsiviilisikud. Ukraina on kasutanud samu füüsikaseadusi väiksemas ulatuses, keskendudes täpsusele ühe toa, ühe sõiduki, ühe kindlustatud positsiooni vastu ning kõik teadaolevad kokkupõrked vastavad sellele eesmärgile. 21. sajandi sõdu ei peeta ainult füüsilistel rindejoontel ja lahinguväljadel. Neid peetakse ka küberruumis. Eliithäkkerite eriüksused ja küberväejuhatused viivad läbi mitmesuguseid ründe- ja kaitseoperatsioone digitaalses ruumis, alates spionaažist kuni taristu häirimise ja infosõjani oma vaenlaste vastu. Paljud maailma suurriigid tegelevad nende tegevustega, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Hiina, Iisrael ja Ühendkuningriik. Enamikul neist riikidest on siiski ranged piirangud ja reeglid selle kohta, kuidas nad värbavad, koolitavad ja kasutavad oma häkkimisspetsialiste. Venemaa aga ei järgi selliseid reegleid ega moraalikoodekseid. Selle föderaalne julgeolekuteenistus FSB värbab aktiivselt kõige hullemaid kurjategijaid, kaasates oma ridadesse küberkurjategijaid, selle asemel, et neid vangi saata. Petturid, kaardipetturid, pahavara arendajad, lunavaraga tegelejad, häkkimisrühmad, kes leiavad ettevõtete võrkudes turvaauke, et murda nende kaitsemeetmetest läbi ja varastada ebaseaduslikult ärisaladusi ning tundlikku teavet. Need on need inimesed, keda Vladimir Putin kirjeldas kui kunstnikke 2017. aasta Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil, öeldes, nad on nagu kunstnikud. Kui neil on hea tuju, tõusevad nad hommikul üles ja hakkavad oma pilte maalima. Häkkijad on samasugused. Nad ärkavad hommikul, loevad rahvusvaheliste sündmuste kohta ja kui neil on patriootlik meelestatus, siis püüavad nad anda oma panuse, nii nagu nemad õigeks peavad, võitlusesse nende vastu, kes räägivad Venemaa kohta halbu asju. Huvitaval kombel väitis Putin selles samas kõnes ka, et Venemaa ei tegele riiklikul tasandil häkkimisega ega kavatsegi seda teha. Vastupidi, me püüame sellega riigisiseselt võidelda. Aga nagu paljude teistegi asjade puhul, mis Putini suust tulevad, oli see muidugi räige vale. Isegi kui Kreml teeb kõik endast oleneva, et oma ebaseaduslikke tegusid varjata, selle kohta on sõna otseses mõttes hulgaliselt tõendeid. Nad ei tegele mitte ainult riiklikult toetatud häkkimisega, vaid neil pole ka mingit kõhklust palgata häkkereid, kellel on tõestatud ajalugu ebaseaduslike ja täiesti ebamoraalsete tegevustega. Enamik riike ei vii oma kübersõjaoperatsioone sellisel viisil läbi. Näiteks Ameerika Ühendriikides saavad küberturbeeksperdid kandideerida valitsuse häkkerite ametikohtadele sellistes asutustes nagu Küberturbe ja Infrastruktuuri turbeagentuur või Sisejulgeolekuministeerium. Kandideerimisprotsess on keeruline, hõlmates
tehes põhjalikke taustakontrolle ja keerulisi eksameid, et eristada parimad ülejäänutest. Hiinas eelistab valitsus sageli kasutada talendijahti, et leida kõige andekamad isikud riigi juhtivatest IT-ettevõtetest. Isegi riikides, mida võib pidada mõnevõrra vähem ausateks ja korrumpeerunumateks, nagu Iraan ja Põhja-Korea, on olemas selged protseduurid. Näiteks võib sõjavägi mängida rolli andekate IT-ekspertide värbamisel ja koolitamisel või pakutakse imelastele kohti eliitsetes teadus- ja tehnoloogiakoolides ning neid suunatakse intensiivsetele arvutiprogrammeerimise kursustele. Meetodid erinevad, kuid vähemalt mingid reeglid on alati olemas. Venemaal aga tundub, et on ainult üks reegel, mis tõesti loeb. Ära tee midagi riigi vastu. Niikaua, kui häkkerid seda reeglit järgivad ja keskenduvad oma tegevuses teiste riikide sihtmärkidele, mitte Venemaa pankade, ettevõtete ega Kremli enda vastu, siis võivad nad sisuliselt teha, mida tahavad ja pääsevad sellest puhtalt. Mõned saavad isegi FSB ametikohti ja soodustusi. See on enam-vähem nii olnud juba aastakümneid, ulatudes tagasi interneti algusaegadesse. Näiteks 1990-ndatel oli Venemaal juba üsna lai häkkerite kogukond ning paljusid Vene häkkereid oleks võinud kirjeldada kui mässajaid või vabasid vaime. Paljud olid võimuvastased, sarnaselt häkkeritele teistes riikides üle maailma ja innukad kasutama oma ainulaadseid oskusi teabe vaba liikumise edendamiseks. Siis aga toimus suur ajalooline sündmus, mis muutis Vene häkkimismaastiku igaveseks. Selleks sündmuseks oli teine Tšetšeenia sõda. 1999. Aasta augustis korraldasid islamistlikud mudžahiidivõitlejad Tšetšeeniast relvastatud sissetunge Venemaa Dagestani vabariiki, et toetada piirkonna separatistlikke mässulisi. Nad lootsid moodustada ühendatud Dagestani ja Tšetšeenia, mis tegutseks islami valitsuse all ning ajaks kõik venelased piirkonnast välja. Vene valitsus sekkus ja toimus lühike lahing, kus Vene sõjaväe ülekaal osutus mässulistele ja separatistidele liiga suureks. Konflikt oleks võinud sellega lõppeda, kuid 1999. aasta septembris 4 Vene linnas toimus rida kortermajade pommirünnakuid, milles hukkus sadu tsiviilisikuid. Hoolimata mõningatest vastuoludest ja saladustest nende sündmuste ümber ning tõendite puudumisest, mis seoksid plahvatuse Tšetšeeni mässulistega, toonane Venemaa peaminister Vladimir Putin ise kasutas neid juhtumeid ettekäändena, et alustada täiemahulist Tšetšeenia sissetungi ja võtta piirkonna üle täielik kontroll. Nii algas verine lahing, mis kestis peaaegu 10 aastat, põhjustades kümneid tuhandeid ohvreid ja lõppes sellega, et Venemaa kehtestas Tšetšeenias oma kontrolli ning seadis sinna ametisse oma valitsuse. Loomulikult, kui Vene telekanalid näitasid korteriplahvatuste tagajärgi ja riiklikud ajalehed süüdistasid neid julmusi Tšetšeeni mässulisi, oli suur osa Vene elanikkonnast nördinud ja toetas täielikult Kremli sõjalisi samme. Mõned viisid oma toetuse veelgi kaugemale. Näiteks grupp häkkereid, kes nimetasid end Siberi võrgubrigaadiks, otsustasid alustada omaenda küberründekampaaniat Tšetšeeni jõudude vastu. Tomsk Polütehnilise ülikooli tudengi Dmitri Aleksandrovi poolt asutatud 7-liikmeline meeskond kasutas üsna algelisi häkkimistehnikaid, et tekitada kaost Tšetšeeni veebilehtedel. Need kasutasid peamiselt hajutatud teenusetõkestusründeid ehk DDoS-ründeid, mis seisnesid selles, et konkreetsele veebilehele saadeti tohutul hulgal päringuid, et selle servereid üle koormata ja leht lakkaks töötamast. Nad viisid läbi ka veebilehtede rikkumisi ehk defacement-ründeid, mille käigus saadi teatud veebilehtedele administraatori õigused ja muudeti nende välimust või sisu. Vene meedia kajastas tol ajal regulaarselt selle rühmituse tegevust, mille hulka kuulus ka Kaukaasia keskuse veebilehe avalehe rikkumine, kus edastati Tšetšeeni võitlejate sõnumeid nende järgijatele, toetajatele ja võimalikele värvatavatele. Tšetšeeni meedia väitis samal ajal, et nende rünnakute ulatuse tõttu ei olnud need tõenäoliselt iseseisvate amatööride töö, vaid riigi toetatud rühmituse tegevus. Nad süüdistasid isegi Vene FSB-d nende rünnakute läbiviimises. Seda ei suudetud kunagi lõplikult tõestada ühes ega teises suunas, kuid see oli esimene suurem juhtum, kus Venemaa julgeolekuteenistust seostati mingil moel küberkurjategijatega. Kindlasti ei jäänud see viimaseks. Tõepoolest, kui 90-ndad lõppesid ja algas uus aastatuhat, hakkasid ilmuma mitmed teised Vene häkkerirühmad ja üksiktegutsejad, kes töötasid välja uusi tehnikaid ja tööriistu, et muuta oma rünnakut tõhusamaks. Tööriistad nagu Massiania e-posti uss. 2002. aastal välja lastud pahavara kasutas tehnikaid, mida oli varem populariseerinud Melissa viirus. Häkkerid panid sellele nimeks Massiania, populaarse Vene animatsioonitegelase järgi, ja levitasid seda e-kirjade manustena. Manus tundusid esmapilgul süütud, kuid kui ohvrid neid klõpsasid, nakatusid nende arvutid ning viirus levis edasi, saates enda koopia kõigile ohvri kontaktide nimekirjas olevatele inimestele. Koos moodustasid need nakatunud arvutid botivõrgustikke, tohutuid nakatunud seadmete võrgustikke, mida
mida küberkurjategijad saavad kasutada näiteks DDoS-rünnakute läbiviimiseks. Ja kui Vene häkkerite kogukond arenes ja laienes, ilmusid välja uued tegelased, kes hakkasid teed juhatama. Üks neist juhtidest oli Pjotr Levashov, tuntud ka hüüdnime Severa all. Iseenda sõnul interneti rämpsposti kuningas. Ja see hüüdnimi polnud liialdus. Levashovi rämpsposti sõnumid mõjutasid lugematuid inimesi üle kogu maailma. Igaüks, kellel oli 2000-ndate alguses aktiivne e-posti konto, sai tõenäoliselt vähemalt ühe, kui mitte 100 rämpsposti sõnumeid, mille jäljed viisid selle meheni, kes omas mõningaid maailma suurimaid ja võimsamaid botivõrke. Oma erinevate kaardipettuste ja rämpsposti skeemidega tõusis Severa Venemaa küberkurjategijate impeeriumi tippu ning tegutses karistamatult, jagades isegi avalikke hinnakirju ja reklaame oma teenuste kohta internetis. Vene õiguskaitseorganid pidid neid materjale nägema ja oleksid võinud Severat vastutusele võtta, kuid nad ei teinud seda. Aga enne kui me selgitame, miks, vaatate te sõjasaadet. Ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Põhjus, miks FSB ei pannud Levashovit lihtsalt trellide taha, on see, et nad mõistsid, kui kasulikud võivad tema oskused olla. Eriti pärast seda, kui ta lõi aktivistide rühmituse nimega Civil Antiterror. Algselt loodi see liikumine selleks, et tuua erinevad häkkerite rühmad ühise lipu alla kokku, et nad saaksid lihtsamalt tegutseda ja tõhusamalt koordineerida rünnakuid Tšetšeenia vastu. Juhuslikud DDoS-rünnakud ja ümberpakendatud viirused muutusid aja jooksul vähem tõhusaks, kuna küberkaitse paranes. Seega pidid Vene häkkerid muutuma leidlikumaks, et oma vastastele tõsist kahju teha. Severa juhendamisel alustasid nad tšetšeenide vastu ulatuslikku pealetungi. Seejärel hakkasid nad keskenduma teistele sihtmärkidele, kes olid samuti Kremli vaenlased, nagu Venemaa opositsiooniparteid, sõltumatud meediaväljaanded ja teadlased, veebilehed, valitsusvälised organisatsioonid ja isegi välisriigid, keda peeti kriitiliseks Venemaa valitsemisviisi suhtes. Severa jaoks ei paistnud vahet olevat, kas ta ründas poliitilisi parteisid või saatis kiirelt rikkaks saamise rämpskirju juhuslikele inimestele üle maailma. Kõik see töötas ja tõi talle kasu ühel või teisel moel ning kasutatavad mehhanismid olid suures osas samad. Aastaid liikusid kuulujutud, et Severa töötab mingisuguse vabakutselise või alltöövõtjana Venemaa valitsuse heaks. Eriti 2007. aastal, kui tema tohutuid botivõrke kasutati massiivseks küberrünnakuks Eesti vastu. Aastaid hiljem tunnistasid Nashi liikumise ja valitseva Ühtse Venemaa partei poliitikud, et nad osalesid selles rünnakus ning ka Severov tunnistas, et ta oli parteiga koostööd teinud. Ja tõendid hakkasid sealt edasi kuhjuma. Umbes samal ajal, kui toimus rünnak Eesti vastu, otsustas Moskva programmeerija Anton Noskov teha Severovi Civil Antiterrori veebilehest koopia, et see tulevastele põlvkondadele analüüsimiseks säilitada. Isegi siis, kui algne sait lõpuks maha võeti, jäi Noskovi koopia alles. Siis 2007 aasta mais sai ta telefonikõne mehelt Venemaa riiklikust terrorismivastase komiteest, mis on FSB haru, kes ütles, et tema tööandjad on väga huvitatud koostöös Severaga ja palus tema kontaktandmeid. Noskov ei olnud abistamisest huvitatud, seega otsustas ta hoopis oma loo jagada sõltumatute ajakirjanikega, paljastades sellega kogu maailmale, et Venemaa juhtiv julgeolekuagentuur palkas aktiivselt pahatahtlikke häkkereid ja Lebovšov oli vaid prototüüp. Järgnenud aastatel ilmus veel palju lugusid kriminaalsetest häkkerirühmadest ja konkreetsetest isikutest, kelle poole FSB oli pöördunud mitte selleks, et neid nende kuritegude eest karistada, vaid selleks, et neid salajaste valitsuslepingutega premeerida. Kuigi üksikasjad olid juhtumiti erinevad, järgnesid paljud neist lugudest tuttavale stsenaariumile. Kriminaalsed häkkerid said esmalt oma ebaseadusliku tegevusega endale nime, näiteks krediitkaardivargused, rämpsposti operatsioonid, botivõrkude loomine, suurte veebisaitide häkkimine, DDoS-rünnakute korraldamine või pahavara ja viiruste levitamine. See oli sisuliselt nende viis oma võimekust tõestada. Paljud neist hakkasid seejärel toime panema poliitiliselt motiveeritud rünnakuid. Olgu need siis rünnakud Tšetšeeniaga seotud veebisaitide vastu, NATO riikide, Ukraina või teiste sihtmärkide vastu. See oli nende viis näidata, et nende ideoloogia kattub valitsuse omaga. Kui FSB tuvastas häkkerid, kellel näisid olevat erakordsed oskused ja kelle huvid kattusid nende omadega, võeti nendega ühendust, pakkudes mõnikord mitteametlikku või varjatud koostööd. Aga teinekord värvati nad otse agentuuri üha laienevasse ja võimsamasse häkkeriarmeesse. See oli kõigile osapooltele kasulik. Häkkerid said riikliku kaitse ja puutumatuse kriminaalvastutusele võtmise eest, mis võimaldas neil jätkata oma ebaseaduslikku tegevust. Nad naudivad ka kogu prestiiži, raha ja võimu, mis kaasneb Kremlile töötamisega. Riik saab samal ajal kasutada küberkuritegevuse maailma kõige kogenumaid ja asjatundlikumaid tegutsejaid oma huvides, koos nende valmis botivõrkude, pahavara ja kuritegeliku infrastruktuuriga, et viia läbi ründeoperatsioone ja infosoja nii sise- kui ka välisvaenlaste vastu.
ja kuna suur osa sellest tehakse salaja, säilitab riik ka usutava eitamise võimaluse. Kremlile jääb lõppkokkuvõttes ka võim. Kui palgatud küberpalgasõdurid kaotavad oma kasulikkuse, saab FSB nende vastu hõlpsasti tegutseda, mis võib hõlmata süüdistuse esitamist, vangistust ja avalikku alandamist. Selline oli ka Dmitri Tukatševi juhtum, keda tunti ka varjunime Forbes all. Forbes oli pärit väikesest linnast ja hakkas juba varakult häkkimisega tegelema. Ta oli kirglik videomängude mängija ning murdis sisse kohaliku internetiteenuse pakkuja süsteemi, et saada tasuta internetiühendus. Tal oli ka harjumus oma tegusid dokumenteerida, kirjutades blogipostitusi, artikleid ja andes isegi intervjuusid, et jagada üksikasju oma küberkuritegevuse karjäärist. Näiteks 2002. aastal hakkas ta töötama ühe Venemaa häkkimisajakirja heaks, juhtides samal ajal kaardipettuse operatsiooni. Ta kiitles regulaarselt sellega, kuidas ta murdis veebisaitidele sisse ja kolis peagi Moskvasse, et elada luksuslikku elu oma häkkimistulude arvelt. Ühel ööl üritasid Forbes ja mõned tema sõbrad Vene pealinnas turvakaameraid hävitada, kui korrakaitsjad nad kinni pidasid. Selgus, et üks neist ametnikest töötas FSB-s ning kui ta Forbesiga vestlema hakkas, pandi alus vastastikku kasulikule suhtele. Järgnenud aastatel Forbesist sai agentuuri aktiivne kaastöötaja, lõpuks edutati ta töötaja rolli FSB informatsiooniturbekeskuses, kus tema ülesandeks oli jälgida, leida ja värvata teisi küberkurjategijaid, kellel tema hinnangul olid vajalikud oskused ja mõtteviis, et toetada riigi küberoperatsioone. Ta veetis aega häkkerifoorumeid läbi kammides, lugedes teiste kasutajate postitusi ja otsides inimesi, kes on nii andekad kui ka patriootlikud, enne kui pakkus neile koostöölepinguid Kremliga. Väidetavalt tegeles ta sellega üle 10 aasta, värvates selle aja jooksul teadmata arvu küberkurjategijaid. 2016 aastal muutus Forbes aga FSB jaoks pigem koormaks kui varaks. Ta arreteeriti, teda süüdistati salastatud teabe edastamises Ameerika Ühendriikidele ja talle esitati riigireetmise süüdistus. Ta kinnitas oma süütust, väites, et teda kasutatakse lihtsalt patuoinana, mis on Venemaa varasemat arvestades täiesti usutav, kuid sellest ei piisanud, et pääseda 6-aastasest vanglakaristusest. Oleks mõistlik arvata, et Forbesi lugu peaks olema hoiatuseks teistele häkkeritele, kes kaaluvad koostööd valitsusega. Tegelikkuses ei paistnud see aga paljusid neist takistavat FSB pakkumisi vastu võtmast, kui neid tehti. Aastakümnete jooksul pärast Forbesi arreteerimist on olnud arvukalt dokumenteeritud juhtumeid ja kindlasti veel palju rohkem, mis pole ametlikult kirjas, kus häkkerid ja häkkerirühmad on sõlminud mitteametlikke kokkuleppeid Vene valitsusega, pakkudes oma oskusi sellisteks operatsioonideks nagu sekkumine lääne valimistesse, Ukraina veebilehtede häkkimine 2 riigi vahelise sõja ajal, digitaalse propaganda levitamine, tundliku teabe varastamine ja väljapressimisrünnakute läbiviimine. Näiteks on kurikuulus häkkerirühm Evil Core, mida juhib mees nimega Maksim Jakubets, keda Vene meedias kirjeldatakse sageli kui häkkerit, kes varastas $100 miljonit ja sõidab Lamborghiniga Moskva tänavatel ilma igasuguse arreteerimisriskita. Miks? Sest ta on abiellus endise kõrge FSB ametniku tütrega, kes kasutas oma mõjuvõimu mitte ainult Evil Core'i süüdistuse eest kaitsmiseks, vaid tõi selle ka agentuuri enda tiiva alla. Arvukad raportid väidavad, et FSB on aktiivselt andnud Evil Core'ile ülesandeid digitaalseks spionaažiks ja agressiivseteks küberrünnakuteks NATO riikide vastu aastate jooksul. Vastutasuks on grupil lubatud tegeleda ulatusliku rahapesu, väljapressimise, lunavara ja suuremahulise vargusega. On ka sama kurikuulus häktivistide grupp Killnet. Peamiselt Telegrami kanalite kaudu tegutsev Killnet moodustati 2022 aasta märtsis Ukraina sõja algfaasis ja on järel korraldanud arvukalt DDoS ja küberrünnakuid kriitilise taristu ning valitsuse veebisaitide vastu riikides, mida peetakse Ukraina liitlasteks, nagu Rumeenia, Moldova, Norra, Läti, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa. Selle rühmituse või selle salapärase juhi Killmilli seostamist FSB-ga pole seni olnud ühtegi selget ja konkreetset tõendit. Kuigi paljud uurijad usuvad, et isegi kui Killnet ei tee otsekoostööd julgeolekuteenistusega, on neil ilmselgelt mingil tasemel Kremlilt kaitset, kuna nende huvid langevad nii tihedalt kokku. See on Venemaa kübersõja strateegia hirmutav tõde. Asi ei ole andekate tehnoloogiaekspertide värbamises seaduslike kanalite kaudu, parimate peade otsimises riigi juhtivatest IT-ettevõtetest ega eetiliste häkkerite koolitamises tipptehnoloogia ülikoolides. Selle asemel on tegemist räpase põrandaaluse ettevõtmisega, kus ametlikud valitsusasutused segunevad kahtlaste kuritegelike grupeeringutega,
aega, tehes pimeduses tehinguid, mis võimaldavad häkkeritel jätkata viiruste levitamist ja miljonite inimeste petmist, seni kuni nad teevad Kremlile natuke tööd kõrvalt. Nagu paljud teisedki Kremli tegevuse aspektid, on see kole ja jõle viis äri ajada, kuid just seda oleme Putini režiimilt oodanud. Aga see režiim võib lõpuks ometi olla oma lõpule lähenemas. Sellest saad rohkem teada selles videos, mis kirjeldab, kuidas isegi Putini lähimad liitlased on hakanud tema vastu pöörduma ja kutsuvad nüüd oma juhti üles sõda võimalikult kiiresti lõpetama. Või siis vaata seda videot, et näha, kuidas Ukraina pakkus Venemaale kauaoodatud kättemaksu, mis oli 8 aastat valmimas. Ja lõpuks ära unusta kanalit tellida, et saada rohkem sellist sisu.